Tere! Tšau! Tühistatakse. Mina! Appi. Aga mul on sõnavabadus. Viita! Daamid ja härrad, teie ees on Märt Kuik ja Andreas Jääger ja see on siin Täiesti putsis vana nagu. Viita! Sa räägid liiga palju. Meil on nagu, me räägime poliitikast ja me räägime huudest, meil on nagu see. Võhkarid järjekorra numbriga 136 ja me alustame oma saadet nagu ikka Andrease pulletid. Koomik Maiduk kuses Tartu kesklinnas otse tee peale ja see tekitas Janari Kamzini nimelises tegelases negatiivseid reaktsioone, kes haaras loomulikult esimese asjana telefoni ja kukkus pildistama sellel hetkel suure kaarega sõidutee peale urineerivat Maidukki. Riista siiski näha ei olnud, muidu oleks võidud Janarit teise inimese peenise pildistamise ja jagamise tõttu ise vastutusele võtma hakata. Igatahes härra Kamzin pani pildi märgatud 24 Tartus gruppi tekstiga nagu vihma veel vähe sadanud. Maiduk lendas kommentaariumisse, nagu komöödiamaastikugi, suure pauguga ja vastas mehele, nagu ikka vastaks mehele, kes sind kusemas pildistab. Mida te siin annate hinnanguid? Kes patust puhas, pöörake, esimene põsk? Kusesin tänavale, kella asi? Urmas Klaas koos Reformierakonna litsidega keerab päev päeva haaval seda linna vittu. Süstemaatiliselt. Kusesin, hull asi kah. Mina olen rahva poolt ja armastan Tartut. Näib, et suurem asi Reformierakonna fänn life coach Maiduk väga ei ole. Elu 24 ütles aga Maiduk, et tundus sellel hetkel kõige optimaalsem otse vihma sisse see asi ära teha. Sedasi ei kannata keegi. Niivisi tulvaveega rentslist alla lasta tundus kõige parem tegu. Kusev koomik lisas veel, et kõrval olev baar, kus ta tuli, seal oli üks kangelane vetsu ja selle esise täis oksendanud. Ja tol hetkel paremat varianti mees lihtsalt ei osanud leida. Vasturääkivusi siiski siin natukene on, et kas tegu on siis Urmas Klaasi jälgedes Tartu linna vittu keeramisega Tartu peale kusemises või kaalutletud otsusega seoses oksendanud sitapeaga sitamajas. Seda teab Maiduk ainult ise. Enim rõõmu tegi mulle Aruküla mehe märgatud 24 Tartus kommenteerinud Tauri Mooloki kommentaar, kes küsis, et kas Maiduk on VLBGTQ tegelane. Tahab jälle tähelepanu saada, sest tal on õigusi vähe. Kui see küsimus poleks pahatahtlik ja loll, siis see poleks isegi mitte naljakas, mida see ka pole. Maiduki uus tuur juba aastal 2027 pika ja lohiseva pealkirjaga kusen kuhu tahan, kelle asi käib vittu. Okei. Ma ei tea. Maiduki reaktsioon muidugi sellele on natukene järsk, aga okei. Tavakodanikust Kärt Pormeister avaldas Õhtulehes artikli, kus jagas tema poole lennanud meestepoolset sõimu. No, näiteks Torgu kogukonna liikmest saarlane Andris T. kirjutab, et tavakodanik täielik idioot, 2 auguga lihakeha, ei, 3 auguga, üks kust möla välja tuleb. Siinkohal isiklikult loodan, et Andrisel läheb elus vaid halvasti, sest selline väljendusvorm mehele au ei tee. Aivar Rakverest aga tundis, et hea mõte on kirjutada nii. Ma ei tea, kas sel mooril mees on ja kui ongi, siis mitte kauaks. Siin kõneleja vastus Aivaril on, et jah, tõepoolest sellel mooril on mees. Aga sina, Aivar, ei kutsu tavakodanikust naisterahvast nii. Laurita Merilo ei saanud näpukesi klaviatuurilt eemal hoida ja kirjutas aga nii. Keegi peaks põrutama seda eite, loksutaks ajud paika uuesti. Keegi võiks tegelikult põrutada Lauritot, et tema aju paika loksuks. Aga usun, et seda ei juhtu, sest Laurito on ugly as fuck. Olles inimene, kes on põgusalt ka Lauritoga kohtunud, siis minu selline ametlik pöördumine on see, et suck my fucking dick. Kõik. Aga kriminaalkorras süüdi mõistetud David klähvib, et valgenahalise Euroopa naisega pole enam aastal 2026 midagi muud ette võtta, kui prügikasti ära visata. Muide, David, olles ise toona juba 30-ndates, väärkohtles kunagi kehaliselt oma 16-aastast tüdruksõpra ning seda korduvalt. David tundub olevat mõistlik mees ja temaga oleks lust kuskil koos napsu võtta ning naisi peksta ja karjuda nende peale. Ja viimaseks, üle 10 korra kriminaalkorras karistatud Kalev kirjutab, Vot sähuke niinimetatud madu tuleks kohe koha peal maha lüüa. Paistab, et frigiidne aher lehm.
Guugeldasin, mis tähendab aher ja jagan teiega seda infot. Aher tähendab viljatut või sigimatut. Tavaliselt kasutatakse seda emasloomade, eriti lehmade kohta, kes ei anna järglasi või ei lähe tiineks. Kõik see kokku siiski on kohutav, võiks lausa öelda. Aga it is what it is. Huvitav, mitu neist meestest nõusoleku seadust toetab või samasooliste abielusid. Lihtsalt, I wonder. Aga midagi ilusat ka siia kuse ja roppuste vahele. Karl Madise noor armastatu Maris Susi ootab väikest pärlipüüdjat. Jah, Karl Madis saab isaks. Jälle. Oleme väga elevil ja lapse ilmale toomine on suur vastutus meile mõlemale, kuid soovisime algusest peale, et meil oleks 2 last. Ja ka praegune kõhuelanik oli väga kaalutletud ja planeeritud, ütlevad Maris ja Karl samal ajal, samal korraga. Veel üks uus sõna minu ellu, kõhuelanik. Kas kõhuelanik on mingisugune tavaline väljend armastatute peres? See on Bulleti meistritele teadmata, samuti kuidas teised seda sõna nagu kasutavad. Ma uusin esimest korda. Me kasutasime terminit kõhubeebi. Kõhubeebi on täiesti normaalne. Kõhuelanik, first time here. Muide, Maris ja Karl kihlusid eelmise aasta lõpus, kuid kuidas on lood pulmaplaanidega? No pulmadega pole jõudnud üldse tegeleda. Põhikooli lõpp, lugesin valesti, vabandan. Ülikooli lõpp, laps ja kodu on kõik aja ära röövinud. Mõtleme sellele pärast beebi sündi, vastas üks neist armunutest. See ju tuntud fakt, et lapse saamine toob aega juurde ja küll siis aega pulmadega mässata. Edu armunutele. Jah, nii on. Abieludest rääkides, Statistikaameti andmetel sõlmisid Eesti elanikud 2025. aastal 5998 abielu, mida on 363 võrra vähem kui 2024. aastal. Seal hulgas sõlmiti 139 abielu samasooliste paaride vahel. Kujutage nüüd ette, kui meil ei oleks vastu võetud samasooliste paaride abiellumise seadust, siis oleks seis katastroofiline. Aga üldiselt abielluga rohkem, abielu on ilus, abielu on püha, abielu ei ole lahutamatu, seega kõik on fine, abielu ei ole igavene. Kui esimeses bulletis Maiduk juba väljendas enda arvamust praeguse Reformierakonna poliitika kohta, siis viimases bulletis lasen ette armastatud tädi Mirrori nime taha peituva, kuid kõigile ära tuntava koomiku öeldud laused laupäeva hommikupooliku avalikult salvestuselt. Täpsemalt räägiti poliitikutest ja veits tögati ka reformareid. Nautige. Aga kui juba te ei ole sellest aru saanud, et võhkarite kuulamine võiks olla lastele mitte soovitav, siis nüüd soovitan lapsed enda juurest 15 sekundiks ära viia. Nii. Ja nüüd ma panen selle siis käima. Putsi minna. Putsi käia. Alustuseks. Eriti need reformikad, kes on täiesti persse saavad. Söögu sitta. Söögu sitta. Ma ei ole pede, aga seda Michalit ma nussiks küll perse raisk. Aitäh teile. Okei, nii, selle kõigepealt suur aitäh tähendab Andresele ja nüüd selle viimase klipi pealt on kõige parem minna millegi muu peale, kui öelda seda, et hei, kas te teadsite, et selle saate toob teieni Astel börsipistik, sest et jälgida börsihindasid ja siis käia ise oma seadmeid sisse välja lülitamas on tüütu. Vahest on ka nutipistikute seadistamine tüütu, aga Astel pistik on lihtne, et ta teeb seda automaatselt. Ta valib kõige odavamad ajad energia tarbimiseks, võtad karbist välja, paned seina, lihtsalt töötab. Väga chill ja näiteks Astel pistik režiimiga 412 sobib seadmetele, mida ei ole vaja väga tihti sisse lülitada. Näiteks, ma ei tea, elektriboiler, või siis sügavkülmik, need on lihtsalt head näited. Ja küsimus, aga okei, kui palju me säästame? Nii, Astel Energy ise ütleb seda, et kui sul on 2 kilovatine boiler, siis sa võid aastas säästa umbes 500 eurot. Ja Andreas tegi meil kiire arvutuse, tegi seda ka eelmine kord. Kui see on aastas 500, siis 10 aasta peale on see kui palju? 5000. Ei tead palju 20 aasta peale on või? 10 000 eurot.
jõhker. Pistik ise maksab 220 €, aga kui te kasutate need e-poes sooduskoodi võhkariid, ehk siis e-maailma e-poes kasutate sooduskoodi võhkariid, siis raiutakse sellelt hinnalt 80 € maha, mis tähendab, et siis on see ainult 140 €. Link on all video descriptionis või selgituses, minge klikkige, vaadake, ostke ja hoidke natukene raha kokku. Järelmaksu võimalus on ka. Aitäh, Astel! Palun muusikat! Okei. Heliose veebipoes on Uhuu raamat 15. 17. juunini 3 €. Te kuulsite õigesti, 3 €. Ainulaadne hetk, 15-17 juuni. Boom! Oe. Võt, ja see oli meie promosegment. Kõik lingid on ilusasti siin YouTube'is all. Ja. Nii Helios, nii Astel, nii kõikide uudiste, Facebooki postituste, kõige, millest me nagu räägime siin. Välja arvatud bulletid. Välja arvatud bulletid, sest et Andres ei jaga neid minuga. Mis tähendab, et kõik võivad olla välja mõeldud. Huvitav. Kõik tegelased on saates välja mõeldud. Aga läheme siis nüüd nende meie põhiteemade juurde. Nimelt selline radikaalne grupeering nagu meie kirik. Facebookis ilge probleem kirjutavad seda, et Tartu Jaani kirikus toimus 11. juunil moeetendus, milles Postimees on vahendanud meeleoluka fotogalerii, lisatud mõned kuvatõmmised. Kuidas saab selline ebapüha edevuse laat aset leida koguduse kirikus, see tähendab pühitsetud ruumis. Fotodel paistab ka altar. Eesti evangeelsel luterlikus kirikus on omal ajal vastu võetud kiriku kasutamise kord, milles on sätestatud. Kirik ja kabel, edaspidi ühise nimetusega pühakoda, on korra kohaselt jumala teenistuslikuks otstarbeks pühitsetud hoone või ruum, mida võib kasutada üksnes selle pühadusega kooskõlas oleval otstarbel. Kogudusele kuuluva pühakoja sihipärase kasutamise eest vastutab koguduse õpetaja. Pühakoda ei tohi kasutada sellisel otstarbel, mis on vastuolus kiriku usu ja õpetusega. Tartu Jaani kirikus tegutseb Tartu Ülikooli Jaani kogudus, mille õpetajaks on Triin Käpp. Ma armastan seda lihtsalt, et meie kirik leiab probleeme, et selles mõttes, et neil on nagu võimalus olla nagu millegi hüvanguks, nagu selles mõttes, et nagu rahvas tuleb sinna, ma ei tea, ja nagu, et nagu koht, kus nagu saab olla, mis kirik võiks olla, on ju selline, aga hea küll, et ja siis häda üles tõmmata lõpus veel öelda, ja siis, et te teaksite, siis selle Tartu Ülikooli Jaani koguduse õpetaja on naine, Triin Käpp, that bitch. See on jah, ikka mega cringe on see tegelikult, see on see on, kes ei tea või kes on unustanud, meie kirik, see on nagu selle peatoimetaja on Veiko Vihuri. Veiko Vihuri on ju. Ja Vihuri on minu silmis nagu ma ei taha üldiselt selliseid hinnanguid anda, aga minu arvates ta on jube kehv kristlane, minu arvates ta on kuidagi jube vihane ja selline ta on radikaaliks tituleeritud nii mõnegi podcasti poolt, kes annab oma auhindasid. Et selles mõttes mina tunnetan, et see mees on natuke radikaalne, aga igatahes siukene asi siit nüüd välja tuli ja lugesin kommentaare ka ja üldiselt mul on kogu see probleemi püstitus on minu jaoks hülgesitt, niikuinii, ma ei tea, mingi pühakoda, ma ei tea, ma olen ateist, mul on nagu väga keeruline nendest asjadest niikuinii aru saada, on ju. Aga ma vaatasin kommentaare ka ja siis on nagu, eriti tore on üks naine, kes nagu lendas ka sellele peale ja probleem on selles, et naine on õpetaja ja ei tohi ja see ei ole õige ja mida iganes. Ja siis ta ütles, et õnneks, et ta on katoliiklane, nii et nende kirikus sellist asja lihtsalt ei saa juhtuda. Ja siis mul on nagu see, aga kui sa katoliiklane oled, miks sa ma kuradi lõusta üldse lahti teed? See pole sinu asi enam. See on Luteri kirik. Ole vait, mine minema. Mis asja, mis sinu asi on? Kas see on nüüd see koht, kus, ma ei tea, lavei satanist võib ka sinna alla minna öelda seda, et minu arvates on jumala okei. Aga ma olen ka satanist. Nagu, okei.
vahet seal on? Et nagu hästi kummaline, ma ei tea, mida iganes. Et aga Tartu Jaani kiriku Facebooki ilmus ka postitus ja mis siis tegi siis sellise kerge nagu selgituse, mis kõlab niimoodi. Tartu Jaani kirik võõrustas Pallase kooli noorte moeshowd Mood Performance Stunts ning muutus üheks õhtuks elavaks ajaruumiks, kus kohtusid minevik ja tänane hetk. Kui meie koguduse liikmetest pallaslased meie poole sellega pöördusid, oluline aspekt, koguduse liikmed on ju, siis olime alguses kõhklevad, kuid samas uudishimulikud. Kas ja kuidas see kirikuga sobitub? Ja samad küsimused olid ka moeloojatel. Kuidas nende mood sobitub iidsesse pühakotta? Kohtusime korduvalt ning otsisime ühisosa, leidsime, et seda on meil palju. Olulisel kohal oli vaimne tervis, loodushoid ning inimese kui terviku hoidmine ning temaga arvestamine. Meie jaoks oli oluline vastastikune austus ja usaldus. Neljapäeva õhtul nägime kirikus noorte inimeste loomingut, mis oli julge, piire kompav ning kantud nende viisist maailma tõlgendada. Kirik paigana lisas sellele loomingule sügavust ning aitas veelgi enam otsida tähendust siin hektilises maailmas. Nii sai elavaks ka meie pärand, mis kõndis kõrvuti tänase noorega. Jumal kõneleb meiega erineval moel ning loodame, et keegi sai puudutatud just sel korral. Mulle väga meeldib see, kuidas tegelikult tuuakse nagu kirikukoda nagu lähemale inimestele ja seal ei ole ainult niimoodi, et meile võivad käia ainult pensionärid, kes laulmas seda hirmsat sama viisiga laulu iga kord ja selline nagu, et kohe surevad kõik ära nagu, et ei, ütles Jumala ilusasti kõik selle välja, et ongi, et vastastikune austus, usaldus on ja vaimne tervis, looduhoid, see on huvitav sõna, ma pole seda kuulnud, 3. sõna juba, ning inimese kui terviku hoidmine ja temaga arvestamine, täiega cool nagu, aga kõige naljakam selle asja juures on nagu selles mõttes, et see selgitus oli kirjutatud enne, kui meie kirik ründas neid. Et see ongi minu jaoks nagu ta annab ilusasti nagu ju kõik tead ära, mis seal toimus, koguduse liikmed tulid ja siis ikkagi meie kirik läheb ja nagu ründab nagu selles mõttes, et ja üldse ei pööra tähelepanu sellele, mida tegelikult ütles Jaani kirik, nii et ma ei tea, mulle Jaani kirik meeldib hetkel kõige rohkem. Mul on pohhui. Et mulle meeldib. Et sul on pohhui asjad, mis mulle meeldivad. Aga räägime nüüd millestki, mis meeldib nii mulle, sulle, Mattiasele ja ka Tuuli Annina. Märdil on 2 kassi. On nad veel elus? Ja. Minul on 3 kassi. Ka nemad on elus. Aga Tuuli on Freienthal väga armas inimene, by the way. Olen kokku puutunud. Andis eelmisel kolmapäeval Facebookis teada, et tema 4-aastane pruunitäpiline väiksemat kasvu kass on Alatskivist kaduma läinud. Kass oli Tuuli Anni ema juures hoiul, kuna ta ise oli koos kallimaga Hispaanias. Ootamatu tagasilöögi tõttu naasti kärmelt Eestisse, mis on juba nagu üliarmas. Kass läks kaduma ära ja puhkus Hispaaniast tagasi, nagu kui kallis saab kass olla, et nagu täie crazy armas. Selgub, et reedel õnnestus kass ka leida, tegelikult 2 päeva oli siis kass kadunud. Aga pärast 2 ööd ja päeva kestnud otsinguid hõikasin veel korra WC-s kanalisatsiooni poole 10 kordi. Laana! Ja lõpuks tuli kuskilt sügavalt seina tagant vaikselt. Mäu! Ta kutsus kohale päästjad. Viimased lõhkusid vanni ära. Siis nägime, et ta oli vanni alt saanud kanalisatsioonitorude šahti ja oli sealt omakorda kukkunud korruse võrra allapoole esimese korruse naabrite juurde WC seina taha. Tibulinnukene, no kuidas see siin, väike kiisukene küll, laanakene küll. Siis lammutati naabriloal ka nende sein lahti ja seal oligi minu väike ämbliku võrguline laanake. Kuidas see kass oma tavaeluga taaskohanes? Küsiti. No esmalt pistid laanake kaotatud ajajagu konservi pinslisse ja jutustas mäu, mulle pikalt ja väljult, mis juhtunud oli, aga öösel tuli ilusti mulle kaisse ja jäime magama nii nagu ikka. Ta sirutas oma käpa mulle pihku ja nurrus meid unele. Milline ilus lugu. Täiega armas lugu, jah. Väga armas lugu. Ja naaber ka tore. Jaa, aga see ma eeldan ikkagi, et Tuuli on ütles, et me taame sulle kinni selle vaata. Me lihtsalt ei võta su seina maha, vaid me ikkagi nagu seal killustus, mida iganes. Igatahes, aga miks ma ütlesin Mattiasest, siis Mattiase kass on veel kahjuks leidmata, nüüd on vist Mailo nimeline kass on nädal aega kadunud olnud eelmisest esmaspäevast saadik. Ja
ja sellega oli niimoodi, et siin lähipäevil peaks ilmuma, võib-olla juba on ilmunud pohmellipäev Mattias Naaniga, kus ma käisin külas ja ma käisin seal salvestamas eelmine teisipäev. See tähendab seda, et ma jõudsin sinna, esimese asjana käest ma küsisin Mattiasega, kuidas sul on? Et üldse, kuidas see praegu tunne on, vaata. Siis ta ütles, et nagu, et juba nagu teil teisipäeval, et on juba natukene parem, et nad juba said oma need emotsioonid vist eelmine päev nagu maha laetud kõik, need kurvad emotsioonid, kui kass ära kadus on ja. Aga jah, kui Mattiase juurde läksin, siis ma nagu mõtlesin peas ise ka, et kuna minu peas toimetaja töötab, kui mõtlesin ka, et mis on mingid teemad, vaata, millest võiks rääkida, et juhul, kui nagu võib-olla vahepeal tuleb mingi mõttekoht, siis mõtlesin, et kindlasti võiks kassidest rääkida. Ja siis see mõte canceldati selle situatsiooni puhul ära ja siis ma ütlesin talle ka, et ma mõtlesin, võiksime kassist rääkida ja siis Mattias ütles selle kohta, ei no võime rääkida, et äkki saame siis sinna esimest korda pohmellipäevas pisaraga lahti, vaata, aga ma siis otsustasin, et ma ikkagi ei räägi kassidest. Et selles mõttes selline lugu, et loodame, et Mailo leitakse ka üles, et see kass ära kaob, et see jah, ma arvan, kõik inimesed, kes on looma omanikud, ei taha selle situatsiooniga mitte kunagi nagu tunda seda tunnet, kui kass või loom ära kaob. Jah, see on, ei taha ette kujutada, ütlen ausalt, suht rõve. Jah. Muidugi see on ka nagu ränk, et kass sai sellisesse kohta ja vaeseke kukkus ja kõik, aga õnneks see lõpp oli nagu... Mõtle, mida see kass võis tunda 2 ööd päeva? Olles seal seinal nagu kuskil vahel kinni. Jesus Christ. Jah, ei kujuta ette. See hirm, jah. Ja küll, lähme vaatame, mida Mart ja Aivar Lind kirjutas meile. Midagi lõbusamat. Kuule, jah, ta Delfis kirjutas siin, et Andi, tähendab, tuli artikkel välja. Ajad sa Eesti või Rootsi asja, ehk siis vaidlus vangla rendi üle läks Riigikoguks tuliseks. Ja kirjutab siis, et Riigikogu ratifitseeris vangla rendilepingu Rootsiga. Koalitsiooni esindajad rõhutasid, et leping aitab hoida töös Tartu vanglat, loob Lõuna-Eestisse 100 töökohti ja toob riigile 10 miljonid eurosid tulu. Kõik tunduvad nagu mõistlikud mõtted. Opositsiooni keskne etteheide oli, et valitsus räägib kindlas kõneviisist tuludest, kuid palju ebamäärasemalt kuludest. Korduvalt küsiti, kui palju lisatööd toob leping kohtule, prokuratuurile, politseile, kaitsepolitseile, päästjatele, tervishoiule, vanglateenistusele endale. Suur vaidlus käis ka inimeste pärast. Lepingu kaitses rõhutas koalitsioon, et Tartu vanglasse luuakse umbes 250 uut töökohta. Oleks võinud öelda 250 000, siis oleks god damn. Opositsioon nägi sama asja teise nurga alt. Kui vanglateenistus hakkab samal tööjõuturul pakkuma politseist ja päästjatest kõrgemat palka, võib see nende hinnangul hoopis süvendada teiste julgeolekuasutuste tööjõupuudust. Räägi mulle sellest mõttest, sest mul läheb nagu nii kuidagi segadusse selline nagu mõttearendus. Ma arvan, et see peabki ajama. Sest et see on mega veider. Nagu, see etteid on see, et täpselt, see etteid on täpselt see, mis siin kirjas on. Et kuulge, et kui te hakkate pakkuma kõrgemat palka, siis meil lähevad inimesed politsist ära. Ja siis on nagu see, et ahah. Aga küsimus ongi, et siis ongi, aga mis me siis teeme, et meil on selline võimalus, aga meil on võimalus tuua siis 250 töökohta siis nagu Tartusse juurde, on ju? Aga neile peaks madalat palka maksma. Et mis siis nagu see nagu variant oleks nagu, et okei, õige, ja me ei too Rootsi vange, me ei tee 250 töökohta, me ei võta miljoneid vastu ja siis vähemalt politseinikud saavad oma sita palgaga edasi töötada või? Okei, ja ei, arusaadav, jah. Et iseenesest see on nagu tubli töö, keegi mõtles sellise asja välja. See on tase, et nagu iseenesest see on, ma nagu isegi kiidan seda, et selline asi leida on nagu skill oma ette. Palju politseinik palka saab, tead sa seda? Peast ei tea. Sest et ma nägin seda töökuulutust, me ei viitsi otsima hakata, tegelikult selle vangla teenistuse, äkki seal 2,5 kilo oli või? Ma ei tea. Oli see palga see number? Aga mida rohkem arutelu edasi läks, seda sagedamini kõlas opositsiooni poolt sama etteheide.
liiga paljud küsimused on endiselt vastuseta. Ma lihtsalt ütlen kõrvale, et kui keegi ütleb, et ma tahan endale maja ehitada ja siis ma küsin ta käest, et oled sa kindel, et seal krundil ei ole indiaanlaste surnuaed? Oled sa kindel, et seal ei ole seal mingid aared peidetud? Oled sa kindel, et sul ei ole seal haril mingisugust väga haruldast looma? Oled sa kindel, et sul ei ole seal mingisugust väga haruldast juurikat? Need on kõik küsimused ja iga küsimus ei tähenda, et sellele peab vastama. Okei, aga see teine lõik, mis sa lugesid ette, et nagu opositsiooni keskne etteheide oli, et valitsus räägib kõneviisist tuludest, kuid palju ebamääraselt kuludest, et kulusid ei olegi välja arvutatud, nagu ma aru sain tegelikult sellest artiklit, et palju lisatööd toob leping kohtutele, prokuratuuridele, politseile, kaitsepolitseile, päästjatele, tervishoiule, vanglateenistusele endale. Et kas, selles mõttes, ma nüüd küsin rumala küsimus, et kas see info ei võiks ka olla mingisugust ridadena kirjas või? Et me nüüd ei mõtle ainult selle peale, et me saame nüüd nii palju miljoneid, vaid me mõtleme ka, mis nagu muud asjad maksma lähevad. Et selles mõttes ma nagu tahaksin olla natuke nagu opositsiooni poolt, ma olen selles mõttes poolt, et vangid tuleb siia saada, selles mõttes, et ma eeldan, et paljud asjade peale on mõeldud, aga tegelikult juba algas ju tegelikult see kommunikatsioon ka selle koha pealt, et meil ei räägitud seda, et nad saadetakse enne Rootsit juba tagasi ja vaata mida iganes, et alguses ju tegelikult suure kamma jaaga tuli see uudis ka lagedale, siis step by step tuli mingi info, et tegelikult on nii ja tegelikult on nii ja tegelikult on nii, et nagu, et võib-olla ei ole siis piisavalt nagu infot jagatud, et tegelikult infot jagati nagu nii palju, kui seda infot oli, et nagu selles mõttes ka, et kõigepealt on grand plan, teeme mingisuguse rendi asja, see läks meediasse. Nii, rohkem infot ei olnudki, nad ei olnud omavahel midagi rohkem nagu, seal ei olnud täpsemaid asju, siis need arutati, läks asi täpsemaks, siis arutati veel, läks jälle täpsemaks ja arutati veel. Ma ei tea, niimoodi üldiselt need asjad käevadki. Selles mõttes, et selle koha peal nagu selle kriitika puhul siis see peaks tähendama seda, et kui on mingisugune selline leping või sellise idee, nagu see idee on välja käidud, siis ala ei tohiks meedia sellest kirjutada, sellepärast, et siis keegi ütleb, et mis siis saama hakkab, et siis peab olema, et kui, ma ei tea, mingile teatud maale on nagu leping kokku lepitud või et kuidas see asi välja näeb, et siis on nagu vähem segadus. Kas sa mõtled, et see võiks siis nii olla või? No minu nägemus on sellest, mida ma olen ka varem möönud, on see, et see kohutav käpardlikkus nagu iga asja vastuvõtmisega ja see ongi nagu kogu selle asjale nii halva meki külge pannud paljude inimeste jaoks, ongi see, et hetkel siis nagu läbi aegade üks ebapopulaarsemaid valitsusi, ükskõik mis nad teevad, et see tundub kuidagi niimoodi, et nagu nad ei mõtle asju läbi, vaid nad rabistavad, et hea küll, siin nagu neid asju infot tuli kiiremini, aga vanad head automaksud ja kõik muud asjad, et seda rabistamist on päris palju. Et ja, ma kujutan ette, et see tegelikult täiesti õige, selles õiged küsimused, et jah, nad ei oska kuidagi oma tööd väga hästi teha, meie arvates. Mida nad siin rabistasid? Just selle sama asjaga, kuidas infot välja jagati. Aga kuidas nad saavad välja anda infot, kui mina ütlen näiteks, et ma hakkan Mattias Naaniga tegema podcasti. Nii. Siis see ei ole sama. Ja okei, miks ta ei ole? Seepärast, et see on midagi nagu väga suurt ja olulist riigile ja Tartule. Aga selles mõttes printsiip on täpselt sama. Aga see on sama asi, mis ma ütlesin sulle. Kõigepealt visatakse mingisugune info välja, et miks ei võiks, mina nagu sooviksin tegelikult valijana, et mingisugused asjad mõeldakse ennem läbi, vaieldakse ennem läbi, arutatakse ennem läbi ja siis tullakse suure plaaniga, kus tegelikult on ka vastused olemas. Kas see on nagu, kas see on nagu palju palutud mingisuguste suurte asjade puhul või? Minu arvates ei ole. Aga sinu etteid ei ole sellisel juhul ju valitsusele. Kellele see siis täpsemalt on? Siis see on ju meediale. Et meedia ei ole piisavalt küsimusi küsinud või? Ei, meedia, siis sinu kriitika on selles, et kui hakatakse tegema mingisugust kokkulepet, see sama vangide asi, siis on ju vaja kõigepealt sinna nii-öelda nende süsteemsete detailideni, nendeni on ju vaja jõuda ju väljaspoolt sisse. Nii. Et ma nüüd ei saa siis aru, et kui on nagu see, et hei, me võiks mingi rendilepingu teha mingisuguse asja. Aha, okei. Ja siis meedia saab sellest teada, tahavad rendilepingu teha ja sellest tuleb uudis. Milles valitsus süüdi on siis? Just selles samas, et nagu rohkem infot ei antud alguses välja. Aga
oota, Andy, ma üritan sulle praegu selgeks teha. Neil ei ole seda endalgi. Neil ei ole endalgi seda. Nad sa räägid nüüd sellest, et sa räägid nüüd sellest, et kui see info välja oled, et võib-olla tuleb, alustame sellest või? Mitte sellest, et tuleb. Noh, isegi see, et... Ei, aga see on, siis nüüd ma olen selles mõttes, ma sain natuke valesti aru, et see üks asi on see, kui üks asi, et idee visatakse õhku ja siis räägitakse sellest, aga teine asi on see, kui ikkagi asi juba on üsna kindel ja siis põhimõtteliselt ühtegi infot ei ole ja siis tuli kogu see asi tulebki, kuidas kõik tulevad siia elama, kuidas pätid tulevad siia edasi, nagu jäävadki siia elama, eks ole, et no, alustame kas või sellest, vaata, kuidas see on see infot, et nad tegelikult saadetakse mitu kuud varem tagasi kodumaal enne vabastamist. No näiteks selline lihtne asi. Ja siis samamoodi, et kui me nüüd see tahame vastu võtta, et siis need teised küsimused, mida opositsioon tegelikult küsib, et nagu siis võiks olla mingi ka nagu vastus nendele küsimustele ju. Mitte hakkame vaatama. Aha, me saame tulusid nüüd 10 miljonit, okei, aga meil puudub informatsioon, kui palju läheb selle kõige muu, nagu siis, mis seal, ütleme, ette loeti näiteks. On küll selles mõttes, see on ikkagi pigem ikkagi nagu sellele valitsusele etteide praegu, mitte meediale ju. Kas need vastused saadi seal või? Ei, jaa, aga sa põhjendasid ju nagu alguses ju seda, et see on käpardlikult tehtud, et lihtsalt, et alguses oli vähe infot ja siis tuli jälle natuke juurde. Nagu automakski, nii. No, aga see on tööprotsess. Ma ei ole sinuga selles suhtes nõus. Mina näen seda ikkagi, kui mingisugune asi on kui mingi plaan on paigas, siis võiks see plaan olla nagu paigas päriselt, mitte hakkame vaatama, kuidas saab. Ma ei tunne ennast turvaliselt sel juhul, kui riiki valitsevad inimesed, kes mõtlevad, mitte vangidest, aga kui riiki valitsevad inimesed, kes mõtlevad, kuidas nüüd hakkab asi saama, et asi ei ole enne paigas, kui teeme ära. Teeme ära, see vaata, mis saab või? Kas see protsess võiks enne käia? Ma ei saa aru. Sa praegu räägid, nagu meil oleks mingisugused asjad allkirjastatud ja tehtud valmis ja kõik enne nagu plaanita. Aga ei ole ju nii ju. Tegelikult lõppkokkuvõttes on need asjad ju läbi arutatud. Esiteks, oluline aspekt on vaja see ka ära mainida. Kui opositsioon ütleb, et mingit asja ei ole, siis sorry, aga see ei tähenda, et seda ei ole. Jaa, okei, see on ka aus. Aga praegusel hetkel on sinu kriitika selles mõttes natukene nagu, ma ei saa sellest reaalselt aru, et nagu teeme selle vanglite rendilepingu, nii, aus. Ja siis hakkame seda nagu, et see on meie üldine plaan. Me teeme sükse asja, me tahame sükse asja teha, aga seal on vaja teha kokkulepped. Ja nüüd, kui meedia käib sellega nagu järel ja käib, ma ei tea, kuulab, uurib, küsib küsimusi, millest te täna kokku leppisite ja teeb sellest uudisnupukese, siis see näitab ju seda, et protsess käib, töö käib, me nagu paneme paika seda asja ja nüüd see alles allkirjastati. Antud hetkel kogu selle asja jooksul on kõik asjad käinud täiesti normaalselt rõdapidi. Minu arvates küll ei ole. Okei, mis asi on... Just see sama, mida ma sulle olen 3 korda öelnud siin, see sama asi, kui hakkas see pull pihta, et nagu kuidas need tulevad siia ja jäävad siia ja värgid, särgid, ja siis alles hiljem kuskilt moka otsas kobis, et ei, tegelikult et lähevad paar kuud varem nagu Rootsisse. Miks nagu näiteks see ei olnud kohe informatsioonis sees, kui see tekst nagu tuli? Ja see, miks seda ei olnud? Päriselt ka, mina küsin selle asja kohta. Miks kommunikatsioon sealt poolt on siit ja siis ütled nagu meedia käis järel, aga miks peab alati meedia kuskil järel käima, miks ei võiks olla mingid selged nagu miks meedia oma tööd võiks teha või? Ei, meedia sai selle teada ju. Sa oled ise ka kritiseerinud, kui mingid asjad kommunikatsioon on kehva. Jaa, muidugi olen. Okei, võib-olla praegu ma selles mõttes surusin tõepoolest, ma ütlesin seda alguses ka, võib-olla ma surusin praegu mitu asja nagu kokku, nagu tõesti see automaksu teema ja see, eks ole, et ma tõingi sulle näite, et kuna siin on olnud käpardlikkust eelnevalt selles mõttes nende asjadega ja mina ütlesin, mina tahan valijana, et plaan oleks paigas. Kas see on nagu palju palutud või? Aga selles mõttes neil on ju plaan paigas, et panid selle paika. No jah, aga kui on vastused saamata näiteks, ma mängin praegu selle mõttega, kui vastused on saamata, kas neil on, sellepärast, et nagu ma aru sain, siis ka Randpere ei olnud nendest kuludest teadlik. Kulude plaan ei olnud paigas. Artiklis on kirjas. Neil ei ole kulude plaan paigas, neil on ainult see, mis nad kõik hakkavad tulusid saama. See on aus küsimus ju. Sure. Jah, ma võin sellele alla kirjutada. No aga see ongi see, mille eest ma võitan. Ju siis ma läksin laiali sellega ja võib-olla tõesti ma ei oska nii hästi ja ma neid mõtteid kokku panna, aga ma eeldasin kuidagi, et sa saad nagu selles mõttes sellest aru, aga ma tean, ega sina ei ole iromant selles mõttes. Ma olen väga poolt selle Rootsi asja puhul. Ma saan aru sellest. Sita auguni sellest, kui mingid asjad ei ole nagu valmis tehtud. Ja samamoodi on ka, kui me tulevad mingid valimised ja asjad, on jälle, meil on suur plaan. Ja siis türanad istuvad sinna maha. Kus see plaan on? Kus on plaan nagu? Ma ei näe plaane.
Oota, sa paned täiega hullu ikkagi. Nagu selles mõttes, kui minnakse valimistele, et meil on plaan, siis kui nad osutuvad valituks, siis on vaja teha koalitsioonileping, siis nad hakkavadki ju oma plaani koostama. Ma saan aru, aga lihtsalt ma tahaksin nagu ükskord, ma saan aru, et sul on see naljaks, aga ma olen nagu selles mõttes nagu pettu, ma tahaks nagu ükskord nagu, et oleks mingid inimesed, kellel on päriselt plaan. Mitte et eesmärk ei ole nagu, ma olen märganud, et siin Eestis on nagu mingi eesmärk on lihtsalt nagu võimule saada. Noh, ma ei tea jälle, võib-olla see on minu nägemus, aga ma millegipärast arvan, et see paljud inimesed mõtlevad minuga sama asja kaasa. Eestis on väga oluline olla võimul, hoida kuradi 10 küünega võimust kinni. Okei, selge. Lihtsalt nende kulude juures on nagu see, et kohtute, ma tean seda, et ja üldse hästi palju on ju seda desinfot selle kõige kohta, et meil on julmalt räägitud, et tuleb 600 retsi, meil on julmalt räägitud, et hakatakse koormama meie, siin on kirjas ka prokuratuuri ja meie kohtuid, ka see on saanud väga ammendava vastuse, et nagu see maht, millest nad räägivad, et ei ole, tegu on Rootsi vangidega, kui neil on mingid probleemid, siis Rootsi tegeleb sellega. Rääkimata, kui ma õigesti aru sain, siis Rootsi ka sellisel juhul vist korvab isegi need kulud, mu mälu võib praegu vetta, politsei, kaitsepolitsei, päästjad, tervishoid, see tervishoiu küsimus tekitab minus küsimusi, sellest ma nüüd päris täpselt ei saa aru. Et kuidas see tervishoiu asi käib, et tervishoiu puhul... Sellest saad aru, et seal võivad olla igasugused Rootsi reeglid, igast asjad, aga nad tegelikult on ju füüsiliselt kõik ju siin, need inimesed. Ei, lihtsalt nagu, et sa saad nagu, sest ma saan aru, et sa hästi palju rõhud sellele kogu aeg, et kuidas siin on Rootsi seadused ja Rootsi see ja Rootsi on seal taga, aga laias laastus need inimesed on ikkagi nagu siin, et nagu see on ju selles mõttes jällegi aus punkt, mida nagu küsida. Need inimesed on siin, kas me oleme nende asjade peale mõelnud? Ja mina sain sellest artiklist aru, et Randpere ei vastanud neile küsimustele. Okei, võib-olla Randpere ei teadnud. Selles, ma mõtlen just seda tervishoiu asja, et lõppkokkuvõttes seal on ju see, et Rootsil peab olema nagu, Rootsi peab ka tunnetama, alati tuletab meelde. Rootsis oli... tunnetab väga hästi seda. Minu jaoks on probleem lihtsalt jälle, kui sa ütlesid, sa lähed nii lihtsalt lähed üles, võib-olla ta ei teadnud seda, aga äkki siis paneks mingi inimese, kes oskab vastata küsimustele. Jälle, kommunikatsioon ju. Mis tähendab, et ma olen ikkagi seal samas alguses, kus ma nagu hakkasin jaurama selle kommunikatsiooni koha pealt. Ja sina nagu selles ironiseerisid selle koha pealt, et nagu miks ajakirjandus oma tööd ei tee. Jaa, aga tehke oma kommunikatsioon korda ja me oleme palju sõbralikumad kõikide asjade vastu. Ja me oleme 1000 korda öelnud Reformierakonna kommunikatsiooni kohta näiteks. Ma võtaks selle üldiselt. No, aga praegu, aga sa saad aru, et sa nagu... teed 2 asja korraga, sa ütled, et kommunikatsioon on halb, ma võin sellega nõustuda, mul ei ole seal vastu, mul ei ole nagu tavai, aga samal ajal sa ütled, et nagu esitad justkui faktina seda, et see on olnud käpardlik ja see ei ole läbimõeldud. Need on 2 täiesti erinevat asja. Võidakse teha väga käpardlik plaan suurepärase kommunikatsiooniga. Ja vastupidi. Ei, aus. Nagu ma ütlesin sulle mitu korda, et ma panin praegu need mitu asja kokku oma emotsioonis, ma panin nende emotsiooni, et ma tean, et tuleb situatsiooni, inimesena ma tean, et tuleb situatsiooni suhtuda kui sellesse situatsiooni, vaata, et me tegeleme selle situatsiooniga, et ma ei võta seda vana paska kaasa, on ju. Aga jah, hetkel ma nagu võtsin selle vana pasa kaasa, kui ma sain aru, et ei ole vastuseid. Ja siis mul oligi täpselt see, et fuck. Aga selle tervishoiu koha peal ma tahan lihtsalt seda öelda, et Rootsil on kindlasti ka mingid omapoolsed nõuded, on ju. Et kui need on tagatud, et siis jällegi vangide tervishoid läheb niikuinii Rootsi hinnakirja, et nagu selles mõttes ma ei tea, mida siin selle tervishoiu puhul näiteks kuludeks nagu peetakse. See tekitab minus küsimust. Selline võikski vastus olla. Miks sina suudad mulle praegu anda rohkem vastuseid kui üks inimene, kes peaks seda kaitsma? Ja sul ei ole tegelikult aimugi. Palun väga. Kes peaks Reformierakonnas töötama? Sina. Nii. Koalitsioon rõhutas, et enne lepingu koostamist on hinnatud julgeolekuriske
ning Eesti võtab vastu vaid hoolikalt valitud kinnipeetavaid. Opositsioon seevastu juhtis tähelepanu asjaolule, et mitmes valdkonnas kõlas vastuseks hoopis, et lahendused töötatakse välja pärast lepingu jõustumist. Üks kõige vaieldumaid teemasid puudutas seda, millised vangid Eestisse jõuavad. Koalitsioon kinnitas, et Tartu vanglasse ei saadeta terroriste, organiseeritud kuritegevuse liidreid ega kõrge julgeolekuriskiga kinnipeetavaid. Samuti kordas Randpere mitu korda, et seksuaalkurjategijaid siia ei tooda. Kusjuures, tuli praegu meelde, mul üks tuttav jagas Instas, ma vaatan, kas ma leian, tegin isegi kuvatõmmise, sellepärast, et ma olin täiesti jahmunud. Üks tuttav tegi muusik Rene Puura. Ühesõnaga, me oleme tuttavad, kui näeme, siis tervitame, embame vahepeal. Tema üllatas mind väga oma story'ga, just nimelt võttes arvesse seda, mida me siin just lugesime. Kirjutas siukse story. Vene kultuuri tunneme Eestis paraku liigagi hästi, nüüd paistab Pakosta soovivat, et tutvuksime lähemalt ka islamiga. Tänasel Riigikogu istungil suruti läbi vanglarendi diil, otsus, mida suur osa Eesti inimestest ei toeta, mille sõnum on selge. Omad inimesed võivad oodata, aga võõraste jaoks leitakse raha, tingimused ja poliitiline tahe kohe. Mida? Vot, ongi. Siuke postitus, mis näitab, et opositsiooni desinfo jube hästi töötab. Vaene Rene kirjutab sellise postituse, mis näitab, et ta ei ole absoluutselt süvenenud sellesse, mis tegelikult diili sees on, vaid ainult sellesse, mida vastased räägivad. Täiesti absurdne olukord. Ma olin nii kurb, kui ma seda lugesin. Ma ei tea. Jube kurb. Jah, siin ei oskagi nagu midagi öelda, et see on ju puhas... See on lihtsalt puhas, ma ei tea, millest ma räägin, aga ma olen pahane. Konkreetselt, ma olin nii kurb, kui ma seda lugesin. Aga oota, aga ma küsin sinu käest seda, et kas sina oled sellega... Oota, see tuleb alles, sorry. Lähme edasi, ma küsin. Koalitsioon... see, et seksuaalkurjategijad ei toodi ja just see vallandus ühe teravama sõnavahetuse. EKRE saadik Rain Epler märkis, et seksuaalkurjategijate välistamine ei ole lepingu tekstis kirjas ning süüdistas Randperet eksitava mulje loomises. Randpere vaatas, et tegemist on Rootsi poole hilisema otsusega. Tema sõnul soovis Rootsi seksuaalkurjategijad enda vanglatesse jätta, sest peab oma rehabilitatsiooniprogramme selles valdkonnas tõhusaks. See on Eestile... Võta üks rida veel palun ja siis võiks argumenteerida. Ka Isamaa saadik Helir-Valdor Seeder leidis, et kui selline lubadus on olemas, tuleks see kindluse mõttes lepingusse sisse viia, sest vastasel juhul sõltub kogu küsimus tulevikus üksnes poliitilistest kokkulepetest. Nii, ründa nüüd Eesti rehabilitatsiooniprogramme. Et lihtsalt see on nii putsis olukord. Ma loen seda ja ma mõtlen, et kui paljud inimesed seda nagu lõiku lugesid ja mõtlesid, et see on Eestile kohutavalt haige sickburn. Rootsi ei taha Eestisse saata seksuaalkurjategijaid, sellepärast, et Rootsi peab enda rehabilitatsiooniprogramme tõhusaks. Ehk siis nad ei saada seksuaalkurjategijad nagu Eestisse sellepärast, et nad ei saa siin abi. See on küll täiesti persus. See on nii haige pörn meile, et see on uskumatu. Küsin sult ühe jah-ei küsimuse. Kas sa oled EKRE saadiku Rain Epleriga nõus, et seksuaalkurjategijate välistamine ei ole lepingu tekstis kirjas ja tegelikult see tuleb sinna lepingusse panna eelnevalt juba? Ma ei saa vastata jah-ei. Sest et ma ei tea lepingu teksti. Ma ei ole tuttunud. Okei, et Epler on midagi valesti välja lugenud? Ei, et ma ei tea, kas Epler tahab, et seal oleks väga selgelt see ära mainitud või on seal jäetud pooltele võimalus valida, keda nad saadavad või keda meie ei ole nõus vastu võtma. Siis ongi jälle see, et kui nagu meile kommunikeeritakse, ma tean, et kõik selles mõttes, ma ütlen nüüd seekord ära, et mul on nagu pohhui, kas tulevad seksuaalkurjategijad või ei tule, seepärast mina osaldan nagu meie vanglasüsteemi ja keegi siit välja ei saa ja nad lähevad mitu kuud varem koju. I don't give a shit, kas nad tulevad siia. Aga kui me nüüd ikkagi nagu räägime nagu päriselt sellest, et kui öeldakse, et seksuaalkurjategijad ei tule,
Sest tegelikult ka Helir-Valdor Seederil, kes ei ole minu lemmikinimene, on õigus. See tuleks kindluse mõttes lepingusse sisse viia, nagu ka Rain Epler tegelikult soovis. Et oleks siis kirjas, et kui meile öeldakse, et ei tule, et siis ei ole niimoodi, et meil on võimalus nagu mängida sellega, et me arvestame hiljem, sest siis on ju praegu, kumb see informatsioon on siis, kui nad ümber mõtlevad keskel? Tess või mis, vaata? No, aga selles mõttes Randper ütleb, et ei tule praegusel hetkel Rootsi otsusega. Et selles mõttes, et see praegusel hetkel on siis see, millega saab pärast mängida, et nad ütlesid praegusel hetkel, jah? Jah, absoluutselt, jah. Ja eriti võttes arvesse ka sinu puhul, et vaata, kuna sa ütled, et sul on nagu pohhui, siis minul on ka, mina leian, et seda ei peaks eraldi ära sätestama lepingu sees. Okei. Mina arvan, kui see on nagu hästi oluline asi tegelikult mingile suurele hunnikule inimestele ja seda ekstra rõhutatakse suures vaidluses, eks ole, et siis tegelikult ta võiks ju seal olla. Nagu ma olen siia kirjutanud ka, et hundid söönud lambad terved, eks ole, et okei, meil on vähemalt üks nagu korralik mingisugune kirja pandud vastus millegile, mida väga kardetakse mingite inimeste poolt. Kui raske on seda siis nagu no jaa, okei, ma saan su mõttest aru, aga mina ei mõista seda hirmu jälle. Ma ei saa nagu sellest aru. Sama. Et mis tähendab seda, et kas siis on vaja selle punktlepingusse viia, kui ma ei tea, julgeolekuriskid, mis on kõik läbi tehtud ja mida iganes, et kui need ütlevad, et nagu pohhui. Siis ma leian, et ei ole nagu vaja minna. Lihtsalt tunne, et, nagu, et see lihtsalt kahjuks Reformierakond koos oma hästi kaas sõpradega, et nad ei anna väga palju seda, mida tegelikult inimesed ootavad. Ja mõni selline kindel jah, ei oleks nagu tegelikult tore võib-olla ma ei tea, vaimselt või psühholoogiliselt mingitele osadele inimestele, et nad nagu mulle tunne, et nad nagu kaotavad oma populaarsust nagu selliste nii-öelda väikeste asjadega, mida nad ei anna nagu meile. Mingid sellised nagu emotsionaalsed teemad näiteks. Okei. No, et nad ei räägi seda, mida rahvas kuulda tahab, saad mõtled nagu. Selles mõttes küll, et ei, aga see on ju aus, kuidas sa saad olla populaarne, kui sa teed, ma ei saa öelda, et kõike, aga hästi suurt osa nagu niimoodi, mida inimesed ei taha, et sa teeksid. Või sa isegi ei ütle, sa isegi anna mõista, et jah, me tegelikult või mingid niimoodi. No, ma nagu ei näe seda nagu väga suurt nagu inimlikkust ja et siis ongi, vaata kui lihtne ongi opositsioonil praegu nagu lammutada lihtsalt. Jaa, aga selles ongi probleem, see on lihtne, see on populism sellisel juhul, mida ju populismiga praegu Reformierakond nagu võiks mõelda selle peale, et nagu populismi ajada. Ei, vaid ka natukene olla südamlikum ja võib-olla inimeste poole ka näoga, mitte ainult seljaga. Okei, see oli praegu päris laetud. See oli jah laetud. Mitte küljega siis. Reformierakondile seljaga. Mina ei usu, et mitte ükski erakond on tahtnud nagu, et kellegi läheks halvasti. Aga selline jah. Punkt. Okei. Nii, mida kauem arutelu kestis, seda rohkem nihkuste tehnilistest küsimustest emotsionaalsete hinnangute poole. Isamaa saadik Mart Maastik nimetas Rootsi vange inimkõnsaks, kelles Rootsi tahab lahti saada. Mart Maastik on väga intelligentne inimene. Täiesti vutsis vana nagu. Et nagu selles mõttes, see on nüüd paslik koht, kus kohas meelde tuletada. Rootsi tahab lahti saada, ma tuletan meelde. Rootsi tahab neid saata siia, sest et see on majanduslikult neile parem. Ja teiseks, neil oli tõsine arutelu selle üle, kas üldse saata neid fucking Ida-Euroopasse, mis neist seal saab. Et see ei ole nagu see, et tahavad lahti saada. That's not fucking true, see ei ole õige. Helle-Moonika Helme küsis omakorda, kas Eesti kavatseb saata naisametnikke tööle Rootsi mõrvarite ja moslemitega. See on ikka vana hea. Helle-Moonika Helme on nagu alati selle positsioonil. Aga naised on kõik fucking saamatud sitakotid, et mis me teeme? Täpselt nagu see, ma ei tea, mul ei ole siin mitte midagi muud öelda kui see, et kui sa ei taha siis tööl käia, siis ära mine tööle. Fucking easy, ma ei tea. Palun vabandust, aga see on see koht, kus ma ütlen, meil on kuradi vaba turumajandus, kui sulle ei meeldi siis seal tööl olla, siis ära lihtsalt mine. Aga kas Helle-Moonikal on okei, et Eestis politseis töötavad naised või? Sest võib-olla neil tuleb ka Rootsi mõrvarit ja moslemitega. Ma ei tea. Okei, Eesti mõrvarit ja vägistajad, need on ikka vähemalt oma inimesed, need on head. Need on vähemalt eestlased. Need on vähemalt omad.
siis jääb. Mul on nagu väga hea meel selles mõttes, et nagu Tartu ja Eesti on nagu piisavalt turvaline koht, et meil ei ole selliseid nagu retse täis, eks ole, vanglaid ja meil on nagu, kas saaks olla midagi veel paremat, kui vangla on tühi, nii öelda või? Et ei ole nagu nii hullud kuriteod, aga noh, siin tuleks küsida, mis teeme, et tõesti lammutame meie vangla lihtsalt ära ja kogu lugu, tore. Tulete mulle meelde seda, et oli juttu sellest, et Rootsi, või mitte Rootsi, et oli juttu kunagi sellest, et nüüd Tartus kuritegevus tõuseb ja sellest saab kuritegevuse kloaak Tartu linnast. Aga ma ei räägi praegu sellest Rootsi vangidest. Nii? Ma lähen, seda räägiti aastaid tagasi, kui hakati ehitama Tartu vanglat. Aus. Et see on nagu see koht, kus kohas tasub nagu sügavalt korra nagu, et kui sa oled väga tulihingeline selle Rootsi asjade vastane, siis korra ole hea, istu maha ja mõtle, mis asi on opositsiooni möga ja mis asi on nagu reaalsus. Päti pealinn on siis meil. Arutelu käigus muutus järjest nähtavamaks ka põhimõtteline maailmavaateline konflikt. Koalitsioon esitles lepingut kui pragmaatilist tehingut. Eestis seisab osa vanglakohtadest tühjana, Rootsil on neist puudus. Ühel poolel on ressurss, teisel vajadus. Miks neid mitte kokku viia? Fraktsioonita Varro Vooglaid meenutas, et kõik 4 opositsiooni erakonda on andnud mõista, et kui nad pärast valimisi võimule tulevad, seisavad nad lepingu lõpetamise eest. Et see on hästi hea mõte, et nad tulevad võimule, siis ütlevad nii, kõik rootsed minge tagasi, kõik 250 vangivalvurit, teie tõmbate nüüd nahhui, raha me ei taha, kõik need rahad, kõik asjad, mis tulevad ja kõik see, mis on juba siin nagu paika saadud, ei, fuck you, tore, not in my backyard, eks ole? Tubli Varro, tubli kuradi Reinsalu, tubli oled. Et see on, et tegelikult see on ikka täiesti haige nagu, sest mida mina jään ootama on nagu see, et kui Isamaa teeb valitsuse nüüd peale järgmisi valimisi, et siis, et kuidas nad nüüd seda helpima hakkavad, seda suppi, mida nad praegu keeravad. Aga suure tõenäosusega on, et siis peavad seltsimehed populistid tulema ette ja ütlema, et nii, kõik need töökohad, mis nüüd on tulnud selle Tartu vangla diiliga, et sorry, et nüüd vangla on jälle tühi ja seal on liiga palju inimesi. Ma arvan, nüüd Reformierakonnal ongi varsti võimalus tegelikult hakata, nüüd sa näed, kuidas see populism neile tagasi imbub. Ja ta on jälle rahva poole varsti siin järgmine aasta. Isamaa esimees Urmas Reinsalu kinnitas kõnetoolist, et erakond peab vanglarendi lepingut veaks ja on valmis pärast 2027. aasta Riigikogu valimisi algatama selle lõpetamise. Reinsalu sõnul näeb leping ise ette taganemise võimaluse ning Isamaa kasutab seda, kui saab selleks poliitilise mandaadi. See leping, isegi kui see täna saalis vastu võetakse, ei jää kauaks kestma. Ja arutelu oli 5 tundi ja leping kiideti heaks, 42 oli vastu, 52 oli poolt, võeti vastu, tehti ära. Ma ei tea, sisuliselt on võimatu aru saada, aga ma olen valmis, nagu ikka, kui tuleb välja, et kulud on kõrgemad kui tulud, siis ma võtan oma sõnad tagasi ja ütlen, et milline kohutav diil, aga praeguse hetkega mul lihtsalt ei ole võimalus seda öelda. Ja ma olen korduvalt öelnud, ka mina ei ole selle diili vastu. Aga samal päeval toimus veel asju, seal võeti palju igasuguseid asju vastu, eks ole, ja siis võeti vastu ka nii nimetatud nõusoleku seadus. See tähendab, et edaspidi peab seksuaalvahekorda astuv inimene andma selleks nõusoleku teadlikult ja vabatahtlikult. Nõusoleku seaduse vastuvõtmise poolt hääletas 69. Nice. Ja vastu 8 rahvasaadikut. Vastu hääletanute hulgas oli 6 EKRE saadikut, Isamaa fraktsiooni kuuluv Priit Sibul ja fraktsioonita Varro Vooglaid. Mida see on nagu eriti hale on lihtsalt see, et need ülejäänud EKRE saadikud ei hääletanud, sitakotid ja kõik, kes ei hääletanud, no ma ei tea, et ma vähemalt saan aru, et nagu EKRE saadikud, et nendel on nagu suva, et kui inimene näiteks magab, et siis nende jaoks on arusaadav, et magava inimesega võib seksuaalvahekorda astuda. Aga see, et Priit Sibulal see oma tunne on. Okei.
Jesus Christ. Aga jah, peamine muudatus seisneb selles, et edaspidi käsitleb seadus nõusolekute seksuaalvahekorda vägistamisena. Seni tähendas vägistamine kannatanu kallal vägivalla kasutamist, kui ta oli abitus seisundis. Uue seaduse järgi on vahekord vägistamine ka sel juhul, kui ohvri kallal vägivalda ei tarvitata, ent puudub tema nõusolek. Edaspidi tuleb mõlemal poolel veenduda, et partner on nõus seksima. Asjad, mis on nendele inimestele loogilised, kes on normaalsed inimesed. Ja see on nagu, ma vaatasin vastukaja sotsiaalmeedias ja nagu minul oli nagu hästi lihtne seisukoht nagu lõppkokkuvõttes, lugesin selle läbi, et kui mingi meesterahvas, ja ma pean silmas meesterahvaid praegu, kui mingi meesterahvas vaatab sellele nõusoleku seadusele peale ja näeb, et see muudab tema elu raskemaks, siis väga hästi peabki nii olema. Et see on nii hästi huvitav, et inimesed võtavad nagu kõva häälega sõnad, ei no mis nüüd... Okei, sul on probleem. Sa praegu näitasid, äkki on kuskil mingisugune Google salvestatakse kõik need tüübid, vaata, kes ütlevad, et see on probleem ja siis nendest tehakse tulevaste seksuaalkurjategijate nimestik. Ettevaatus.ee võib olla. Ettevaatus.ee ja tehakse mingi spin-off, kus on kirjas nõusoleku seaduse vastased. Tulevikku ettevaatus.ee. Potential rapists. Just. Ent mida nõusolek tähendab? Esiteks peab inimene andma nõusoleku teadlikult ja vabatahtlikult. Teiseks peab see olema väljendatud sõnaliselt või muul selgelt arusaadaval viisil enne suguühet või muud sugulise iseloomuga tegu. Nõusolek peab kestma kogu suguühte vältel. Ma kujutan ette, et siin mingi inimene loeb ja mõtleb, naine peab kogu aeg jah ütlema, iga liigutus. Jah. Siin on sellised inimesi ka, muidugi. Aga täiesti minu jaoks tundmatu tüüp, aga lihtsalt lendas mulle Facebookis ette Kalle Ojaste tegi selle peale kohe pulli ja kirjutas jumal tänatud, et lõpuks ometi võeti vastu nõusoleku seadus. Siiani elasime naisega koos ega julgenud seda vanainimeste asja teha, mine tea, et tuleb hiljem riigi poolt jama kaela. Kasutaks mõne koma ka oleks päris hästi. Parem karta kui kaetseda ja nüüd on probleem lahendatud, algab uus elu ehk teine noorus, blankett saadeti ka juba, tuleb täita kolmes eksemplaris, kui on 2 osapoolt, 3. eksemplar tuleb saata postiga Sotsametisse ja siis ilusasti on pannud see vastastiku nõusoleku dokument enne seksuaaltegevuse alustamist täita mõlema osapoole poolt ja siis on nagu nalja kui palju nagu. Ja AI-ga tehtud. Et täiesti värdjad inimesed lihtsalt. Ja kusjuures see kõige veidram on see, et see dokumendi, ma saan aru, see meem, see nali, see dokument on ja ma vaatan seda dokument ja siin dokumendi sees on tegelikult niimoodi, et kõik see tekst on jumala õige. Meeldetuletus, vaikus ei ole nõusolek, alkoholi mõju ei ole nõusolek, magamine ei ole nõusolek, ma ei tea, ei ole nõusolek. Kõik see on jumala õige. Ja siis inimene sellega nagu aasib. Et iseenesest, kui see on nagu, ma olen seda pikka aega mõelnud teha, aga ma ei viitsi hallata, et tahaks teha nagu sukse paroodiakonto nagu konservatiivist, mille eesmärk on tögada. Jube hästi sobiks sinna selline postitus. Jah. Aga jah, kui sul on selles mõttes, et kui sa oled potentsiaalne vägistaja, siis jumala eest prindi see välja igaks juhuks hoia kodus muidugi. Jah, sest et see on ka, kui keegi hakkab sulle seda dokumenti nina alla suruma, siis on selge, et kahtlane mees, mine ära. Kindel ei. Ja siis me jõuamegi selle Mihkel Surva asjani, et nagu, et mis on nagu see, et eks see vist ongi kõige hirmutavam asi paljudele meestele, on see, et nüüd saab lihtsalt ei öelda. Nagu väga selgemalt. Et, aga Threadsis oli, läks ilgeks andmiseks sellel teemal, inimesed võtsid sõna ja siis võttis sõna ka Miia Tänavsuu, kes kirjutas, et kuna nõusoleku seaduse teema on väga päevakajaline hetkel, siis lisand siia oma uurimistöö Tartu Ülikooli õigusteadus bakalaureus teemal. Kas nii nimetatud nõusoleku seadust on vaja? Vägistamise regulatsiooni muutumisega seotud probleemid. Jõudsin tööst põhjaliku analüüsi tulemusena järeldusele, et muudatusi ei olnud vaja. Ja siis ta pani oma selle uurimistöö ülesse ka. Andy lihtsalt eile õhtul kell 8 ütles mulle, kuule, kas sa saad selle üle vaadata? Ma vaatasin selle üle ja see on kummastav. Ta on kummastav sellel mõttel, et nimetada seda
mingisuguseks põhjalikuks uurimiseks, on ju, uurimistööks, ei ole kindlasti korrektne. Sellepärast, et ta on võtnud Rootsi näite, kus Rootsis võeti 2018 sarnane seadus vastu. Ja minu kõige kummastavam osa oli see, et ma nagu loen seda, ja 2 lauset, mis on eraldi lehtedel nagu, et ühest küljest ta ütleb, et Rootsi sobib jube hästi, ma ei leia seda praegu tekstist üles, aga nendel 2 järjestikuse leheküljel, et ühest küljest ta ütleb seda, et kuna Rootsis on see juba 2018 vastu võetud, et siis see on piisav aeg, et näha nagu, kuidas õigusruum on sellega kohanenud ja et kuidas see on ühiskonnas mõjunud. Ja järgmisel leheküljel toob ta välja seda, et seadus on alles 8 aastat. Mis on nagu see, et oot, et kui see on alles 8 aastat, siis et noh, siin on minu arvates juba täielik nagu persekukkumise koht nagu. Ja teine asi on see, et aga lisaks Rootsile on veel riike Euroopas, kus see on tehtud. Kui seda nimetada kuidagi põhjalikumaks, on ju, siis oleks võinud need ka kaasata. Rääkimata sellest, see uuring, mis käib Rootsi kohta, vaatasin seda ka, selle uuringu tulemusena see lõpptulemus on see, et väga okei lahendus, väga okei, et see nõusoleku seadus vastu võeti, see on väga hea. Kas on mingeid probleeme? Jaa, iga seadusega on mingisuguseid probleeme, on ju, aga et üldine foon on nagu see, et jumal küll, et jah, see on, et see oli hea. Nüüd, mis sellest uurimistööst veel välja tuleb, on nagu see, ma ei tea, kas see on mingisugune konservatiivne maailmavaade, mis on inimesel, või on see mingi, võib-olla natuke imelik väärtushinnang või, ja ma kaalusin seda päris tõsiselt, või mingi fetiš, palun vabandust, aga lihtsalt, et ta toob ühe näite, mis on minu arvates täiesti jabur, et on see, et kui on kohting, ja nüüd, kui ma seda räägin, siis ma mõtlen, et issand temas või paljude meeste jaoks vist ongi nagu sellised reipid mehed, nende jaoks vist ongi nagu, nad näevad, et see on probleem. Nii kuulun hoviga. Et kui sa oled naisega esimesel kohtingul, ööbite koos, on seksuaalvahekord. Ja siis naine jääb magama peale seda. Ja siis, kui mees otsustab, et ta nüüd magab, ma nüüd seksin temaga veel, kui ta magab. Ja see on see, miks ma ütlesin fetiš. Et siis selle uurimistöö autor leiab, et see nagu ei ole tõsine kuritegu. Kui eelnevalt on juba seksitud, siis võib kasutada naise keha nagu kumminukku. Mis on nagu, ja see on nagu minu arvates nagu ta küll ise nagu täpsustab, et ta ei pea seda õigeks. Aga siis on nagu, aga milleks sa seda siis pead? Et kas see on nagu see, et noh, see on täpselt samamoodi, et siin osad vanemad konservatiivsed mehed, kõik tõmbasid maskid peast ära, on ju, kui nad sellel teemal rääkisid, et mis vana hea, et jaani õhtul ikka juhtub ja ma ei tea, mingisugune siuke pask, on ju. Et nagu palun vabandust, aga nagu ma ei oska seda nagu selgitada, et nagu ikkagi inimese autonoomiat tuleb nagu austada. Et kui sa oled nagu inimesega maganud, siis see tähendas seda, et sa said nõusoleku selleks üheks korraks. Palun vabandust, aga järgmiseks korraks on ka seda ka vaja. Ja vaata, ja see ongi, ma ei oska nagu jälle, ma nüüd kasutan, ma ei tea, mõni ütleb, et see on Eibelist, kui ma niimoodi ütlen, aga mul on reaalselt selline tunne, et meil on mingid inimesed, kes on lihtsalt täielikult sotsiaalsed hälvikud, kellel lihtsalt on nagu kuidagi, nad ei saa aru sellest, et mis ma pean nüüd oma abikaasat iga kord küsima või? Ja siis mul on nagu see, palun vabandust, kas sa ei ole küsinud enne või? Või nagu mis asja? See on kirjas, et ei pea nagu käima ja koogutama, kas ma võin täna sinuga seksida. Ei, need selles mõttes pilgud, suudlused, kõik see, mis seal edasi käib, see kõik noogutus, mis iganes selles mõttes, et kõik see on ka, et palun tõmmake nüüd normiks, et just selle sama asjaga, et kogu aeg kas pead nagu käima paluma. Aga mul on üks küsimus kogu selle asja juures, on ju. Et nõusoleku seadus, 100% nõus, ei tule isegi ühtegi agat. Aga kas tegelikult üldiselt vägistamine on ka tunde küsimus? Nagu inimese, siis selles mõttes, üleüldiselt ka inimese poolt, keda siis nagu vägistati? Tunde küsimus, mis mõttes?
no just selles samas situatsioonis, et mängime siis selle lollaka konservatiivi küsimusega, et ongi, et tüüp tuleb ja hakkab möllama ja siis nii-öelda siis seksib naisega, on ju, ja naine siis mõtleb ka, et noh, okei, jah, ma olen nõusolekut andnud, aga samas nagu pohku ei vaata, see oli ikka minu mees, et siis ei olnud vägistamine. Ja siis teine, kes tunneb suurt ebameeldivust selle ajal, siis tema jaoks nagu oli. No, me mängime siin nii mitme erineva asjaga. Ma ei tahtnud üldse millegi mängida. Nagu, ei, ma mõtlen, et siin on selline filosoofiliselt, puht filosoofiliselt, siin on ikka nagu mitu nagu siin on selline Schrödingeri vägistamine natukene, mis on nagu see, et mina ütlen, et mõlemal juhul on tegu vägistamisega, aga ta on tunde küsimus, jah, et noh, et näiteks kui mina ärkan üles selle peale, et keegi teeb mulle midagi une pealt, siis antud hetkel, kui ma tunnen, et see minu piiri ei ületa, siis minu jaoks ei ole see vägistamine. Aga nagu nii-öelda juriidikas või mingisuguses sellises üldises ühiskondlikus kokkuleppes ta ilmselt ikkagi on, jah. Ei no see ongi sama asi, vaata, et kui siin hakkavad nagu kurjad mehed hakkavad pahandama, on ju, et kas ma nüüd oma abikaasaga pean ka iga kord allkirjastama, et see niimoodi, et ei pea, et kui te olete nagu konsensuslikult nõus oma asju ajama, olete seda kogu aeg teinud, et siis ei pea midagi tegema, eks ole, on ju. Et aga jah, et kui ütleme, keegi seksib kellegagi, et siis ikkagi ongi niimoodi, et minu mees, mis ma hakkan, et selles mõttes see on ikkagi niimoodi, et noh, nii kui nii iga nii-öelda mitte nõusolek ei lähe ju kohe nagu siis uurimise alla selles mõttes, et nii-öelda neid nõusolekud, et ega sekse toimub, ma kardan, et nagu meie majapidamises päris palju, seal on nagu mingisugused kindlad nõukaaegsed mingisugused ma ei teagi, standardid või niimoodi, et nagu kõik me oleme kuulnud sellist asja, ei noh, ma pidin nagu abielumehe kohust täitma. Mul on iga kord, mu viimased juuksed, mis mu peas olid, lendasid peast välja sellise mõtte peale. Sa ei pea mitte midagi tegema. Et nagu ongi mingid inimesed, kes tegelikult ei tahagi seksida oma abikaasaga, aga nad peavad oma kohust täitma. Et noh, mõtle, kui raske on tegelikult konservatiivsel mehel. Ma räägin korraks meestest, sest mul on üks mees on praegu nagu, kes seda tegelikult mulle ütles kunagi, et kujuta ette, kui sa nagu kuuled, et täiesti putsis, mind on 40 aastalt vägistatud. No ma ikka sa hakkad võitlema selle vastu. Mis ma pean ikka... Aga kui inimene 40 aastat ei ole tahtnud seksi, aga ta on öelnud, ta täidab oma mehe kohustust. Yeah. Et seal on nagu neid kihte mõnes on nagu veel veits, et kuidas nagu see võib mõjuda mõnele inimesele väga rängalt, sest et tema ei peagi seda vägistamiseks näiteks sellepärast, et tema peab seda oma kohustuseks. Ja ka naised peavad paljud, naisi rohkem kindlasti, peavad seda kindlasti enda kohustuseks, et noh, me oleme abielus, ikka seksime, ega ma ei taha muidugi, aga käin peal ära rahu majas vaat. No, mis on nagu, mis tuli praegu meelde selles uurimistöös jutumärkides, oli kirjas kas nagu see, et Rootsi nagu siis autori arvates, et Rootsis on seadus vastu võetud valel eesmärgil, sest et sellega taheti anda nii-öelda sotsiaalset suunda, on ju. Ja siis autor kirjutab nagu täiesti hullumeelse mõtte, mis on nagu see, et seadus et ei peaks olema selle jaoks, et anda selliseid suuniseid, vaid et nii-öelda sätestada nagu seaduseks sisuliselt neid asju, mis juba on keelatud. Ja siis ta toob kõige halvema näite. Näiteks, et inimese mõrvamine on vale, sellest saavad kõik aru, aga ja siis sellest tehakse seadus. Ja siis mul on nagu see, et et kas kõik inimesed päriselt saavad aru, et mingi asi on vale? Ma ei tea. See on see koht, kus minus lööb see kuradi moraalne antirealist välja, mis on nagu, tähendab seda, et nagu objektiivselt moraali ei ole olemas, millest me räägime praegu. Et see on nagu minu arvates nagu hästi veider nagu asi, mida üldse oma töösse kirjutada. No jaa, aga võtta, see on sama nagu tegelikult sina ütlesid ka, et nagu see on ju nagu loomulik see nõusolek nii-öelda, vaata. Meie elame siis
sellises maailmas, kus nagu ongi, see ongi nagu okei. Sa võiks kirjutada oma uurimustöö, kirjutada, et kõigil on ju arusaadav, et teine pool peab ka tahtma. Et noh, ma ei tea, kas see on tõesti nagu kuidagi mingi vastuoluline nagu seisukoht, aga kõik mehed, kellel on nagu see, et nad teavad, veri on vemblas, hullult tahaks, hullult, siis läheb oma partneri juurde, alustab, teeb mingisuguse väga selge vihje, siis talle öeldakse ei. Siis ma ei tea, palun vabandust, aga mina elan selles maailmas, et no siis on nii. Üks sex coach õpetas, et seksida tuleb kogu aeg, isegi kui ei taha. Et kui sa partneriga oled, siis iga kord pead seksima, et just selle oma asja pärast, et, nagu, et kui sa algus ei taha, siis see tunne võib tekkida, sest et selle tegevuse käigus võib tunne tekkida. Ja mul oligi niimoodi, et mida, ma ei mäleta seda inimese nime, aga see jagab ka enda tõdesid, et on olemas selles mõttes sex coach, kes räägib, et igal juhul tuleb seksida. Väga imelik. Et selle tegevuse käigus tuleb see soov. Et jah, aga selles mõttes sul on nagu väga õige nagu point, et tegelikult siin põkkuvadki kaks väga erinevat maailma. Üks on see, kelle jaoks on elementaarne, et loomulikult seks on kahe sooviva osapoole vahel. Ja siis on need, kelle puhul on need, et mina tahan ja ma hakkan teist veenma. Ja need kaks maailma, need ei saa läbi oma vahel. See on põhimõtteliselt. Aga ma arvan ka seda tegelikult, et kui need inimesed elavadki sellises majapidamises, kus ongi 40 aastat toimunud siis selline kohustuse täitmine, eks ole. Ma arvan ka, et nendel ei tule midagi karta, sellepärast, et ka nemad partneritena omamoodi, nad ei hakka, et te võite seal kodus irvitada, aga ega teil ka ju elu ei muutu kuidagi, et laias laastus ei muutu mitte kellegi meie jaoks, kes juba elab mingisugust kind of beat elu, muutub nagu see, kes mängivad seal ääre peal, või siis kohtuvaidlused ja see. Või siis nagu puhas nagu vägista kind of vibe, et siis ei oleks hiljem seda tuntud muusiku kind of situatsiooni, et miks ta ei karjunud või mis iganes asjad. No võt, jah, et kogu see põhipoint on nagu selles, et ja seda on nagu räägitud ka, aga see on kuidagi kaduma läinud, mis on nagu see, et praegusel hetkel minu arusaamise järgi on, kui kohtusüsteemis et on toimunud nii-öelda vägistamine, siis küsitakse ohvri käest, kas see ei ütlesid või? Aga nüüd peaks siis olema, see peaks shiftima nagu niimoodi, et on täpselt sama olukord, aga nüüd küsitakse, kas ta sulle nõusoleku andis? Kas ta ütles, et ta on nõus? Ehk siis nüüd nagu see fookus läheb nagu ohvri pealt ära, et tuleb välja, et ohver oleks pidanud nüüd ei ütlema, on ju, et läheb fookus nagu teise suunda. Ja ma saan aru, et osadel inimestel on, aga see on hall ala. No jaa, ta oli enne ka hall ala, on ju. Aga lõppkokkuvõttes juba see nagu näitab, et nagu, ma ei tea, ikkagi mina tunnetan, et seal on nagu see et inimesed nagu ehk ikkagi saavad aru, et nagu lööme selle asja klaariks, nagu, et see nõusolek, et nagu, jälle, ma jõuan ikka sinna samasse punkti välja, et need, kes on reipi kais, neil on probleem, Ja siis ongi need inimesed, kes nagu röögivad selle peale, et ega midagi ei muutu ja seal ei ole mingit mõtet, et jah, võib-olla selles mõttes ei olegi. Et nagu, aga see on kuidagi halvemaks ei tee, et see pöörab tõesti nagu selle pilgunud nagu teisele poolele, et mina ka täitsa huviga nagu ootan ja äkki kuskilt tuleb ka kunagi mingisugune statistika, et mis annab teada, kui palju sellest seadusest nagu midagi nagu, ma ei tea, muutus paremaks, halvemaks, mis iganes asja. Kindlasti keegi, see on siuke asi, selle pealt tehakse uuring. See on nagu tõesti huvitav teada, et mina olen selle seaduse tuline pooldaja, aga ka minul jääb küsimus, et huvitav, et tegelikult, kui palju tegelikult sellest asjast nagu muutub ja kas see läheb nagu ikkagi nagu lihtsamaks siis ohvritele või ei lähe, et vaatame. Tõenäoliselt siuksed asjad kuskilt tuleb alustada lihtsalt. Siuksed asjad mõjutavad üldiselt nagu, et kindlasti mis juhtub on see, et vägistamiste teavitamine tõuseb. Ma arvan, et selle pealt neid juhtumid tuleb juurde ja seda võib juhtuda puhtalt selle peale, et inimene saab signaali, et riik tegeleb probleemiga, me oleme ohvri poolt ikkagi ja siis inimestel tekib julgus rääkida mitte piiripealsetest asjadest, aga nagu konkreetselt full on vägistamisest ja sellistest asjadest ka juba. Et see võib nagu, ja see viib statistika üles ja siis mis tõenäoliselt juhtub on see, et vastased võtavad kõrgenenud statistika ja tõlgendavad neid kui valesüüdistusi.
et vaadake, seadus võeti vastu, kui hüppeline kasv on. Et see mulle tundub kõige, nagu kohe kõige loogilisem asi, mis siit võib juhtuda. See võtta tulles tagasi Rootsi vangide juurde, et vaata need Rootsi seksuaalkurjategijad, neid ei saadeta, aga Eesti omad võid siin rahulikult hängida, aga sellega on fine. Sellega on fine. Suva. Vot, ma ei teagi, kas... siin oligi, see võib-olla see, et nad vaidlesid seal Treetsi juures veel on ja siis oligi see, kus Miia Tänavas ütles, et ma ei ütle, et see oleks kuidagi okei käitumine, aga ma näen, et see pole nii tõsine, et peaks kuriteo ees karistama. See on siis seesama see magamisasi, eks ole. Ja. Kus juures, ja naljakal kombel on see, ma lugesin seda uuringut, millest tema räägib. Ja mul on reaalselt selline tunne, et ta vist ei saanud aru, mis selles uuringus kirjas oli, sest et see uuring, Rootsi uuring siis, see rääkis olukorrast, kus kohas naine ja mees olid suguühtes ja siis nad tegid pausi, mille jooksul naine magas vist. Ja mina sain aru, et see ei olnud seksuaalakt, mis algatati niimoodi, et naine magas, vaid nad olid ärkvel. Nad seksisid 2 korda põhimõtteliselt. Et ma ei tea, kas ma lugesin vale kohta, ma nagu tema selle viite järgi võtsin. Kas ma lugesin vale asja, aga ma lugesin seda korduvalt ja seal ei olnud kirjas, et mees oleks alustanud seda akti naise magamise ajal, mis tekitas minust väga palju küsimusi, et miks see üldse nagu tal, sest tema jutust jääb mulje, tema selles uurimistööst jääb mulje, nagu see oleks magamise ajal alustatud akt. It's fucking weird, ma ei saa sellest aru. Sellepärast, ja see ongi veider, et kuidas sa saad öelda, et see on okei, lihtsalt, et magad ja järsku keegi lihtsalt tere tulemast. What the fuck? See ei ole okei. Aga Miia Tänavsuu igatahes väga tugevasti sisnes Treetsi ja esimene Treet, esimese postitusega suutis ikka tegelikult Treetsi populaarseks saada, küll jutumärkides, aga still. Aga võtame siis veel viimase, vaatan, kas see on viimane või midagi veel. Ei, viimase selle seaduse asja veel, et Laura Kaesel, ehk siis Laura Kaesel Facebookis kirjutas nii viisi. Ja nüüd me pöördume teie poole, kallid mehed, ja siis me pöördume ka enda poole, kallid naised. Armsad mehed, mida ma päriselt palun enne, kui teete nõusoleku seaduse üle järjekordse lameda nalja, vaadaks äkki üheskoos numbritele ja faktidele otsa. Peaks mingi nõmeda nalja kähku ära tegema, siis vaadaks numbritele otsa. Mis ma nüüd pean... Tere, mul sulle ühtegi sellist. Kas ma saan kuupiletiga osta sulle või? Midagi sugu. Kus ma selle läbi tõmban? Armsad mehed, ma päriselt palun enne, kui teete nõusoleku üle. Tere, ma lugesin seda juba. Netis on lihtne ironiseerida stiilis, kas nüüd peab enne seksi lepingu digiallkirjastama, mida tegi see teine jobi seal ees. Või varsti peab iga näppimise peale kirjaliku loa võtma, küsimärk. Nii räägivad ka mõned meespoliitikud. Aus. Ka naispoliitikud, ma eeldan. Euroopa Liidu värskeima suure uuringu järgi on 31% naistest kogenud elu jooksul füüsilist või seksuaalset vägivalda. Kui me vaatame väikest Eestit, siis Statistikaameti 2024. aasta suhteuuringu järgi on 41% Eesti naistest kogenud elu jooksul paaris suhtes vägivalda. Justiitsministeeriumi andmetel registreeriti Eestis 2024. aastas 746 seksuaalkuritegu, neis valdav osa alaealiste vastu. Ja kui me räägime hoiakutest, siis läheb asi juba päris inetuks. Sotsiaalkindlustusameti 2026. aasta uuringu järgi on umbes 38% inimestest nõus väitega, et naised on ise süüdi, kui nad langevad vägistamise ohvriks. 38%. 38%. Huvitav, mis see küsimus oli? Kas naised on ise süüdi, kui nad langevad vägistamise ohvriks? Ma mõtlen, kas see oligi küsimus, et nagu lihtsalt jaa. What the fuck? Kas nagu iga inimene, kes seal pani jaa, on pane arju rapist? What the fuck? Ei, see on ka vaata hall ala, just see sama, et ei ta ise pani seeliku selga ja mis ta ise arvas, et reede õhtul kell 12 juhtub, et seal on need selliseid vendasid, ma kujutan, et hästi palju. Aga positiivne on see, et siin mõni aeg tagasi oli 50% inimestest arvas niimoodi, nii et asi ikkagi liigub paremuse poole, ma enne 20% lihtsalt ära surnud. Ma ei tea. Oh no. Aga miks naised varem ei rääkinud? Stäbi oli. Sest kardetakse, et ei usuta. Sest esimene küsimus pole tavaliselt, mis ta sulle tegi, vaid ikka stiilis, miks sa sinna läksid, miks sa nii palju jõid, miks sa vastu ei hakanud, miks sa kohe ära ei tulnud ja nii edasi.
Statistika kinnitab samuti, miks naised ei saanudki sõna võtta, sest kui pool ühiskonnast on juba eossu vastu, siis ongi mõistlikum vait jääda. Ei ole normaalne, et naised peavad õppima pidevalt riske arvutama. Kuidas koju minna, kellega jääda ühte ruumi, kui palju juua, keda usaldada, kuidas mitte valet signaali anda, milline on üldse õigne signaal, kuidas on võimalik sõbralik olla, aga mitte liiga sõbralik, kuidas öelda ei õigel ajal nii, et see ei vihastaks kedagi välja. Jesus Christ, kui hästi see kirjutatud on. Ja siis ujuvad kuskilt põõsast välja nagu mingid mehed sellise jutu peale ka, ütlevad, et aga mehed kaitsevad ka naisi, me politseinikud on mehed ja kõik see. Ja siis on nagu see, et bro, aga kas sa saad aru, millise karuteene teevad kõik need värdjad mehed? See tähendab seda, et kui tuleb appi politseinik, kes on mees, siis eos on naiste usaldus selle politseiniku vastu ka juba väiksem because of all the shit men. Et nagu siin peakski olema nagu see asi, et mehed kaitsevad naisi ja aga kas need mehed palun saaks suunata ennast selle peale ka, et nende kuradi sookaaslased ei oleks fucking vägistajad nahvi. Peist! Ja siis juhtub, ja kui siis midagi juhtub, peab süüd tundma ikka see, kelle kehapiire rämedalt rikuti. Kehapiire, mitte kehapiire. Samas ka kehapiirest mindi üle. Igatahes, kui see süütunne ei tule ainult inimese enda seest, see tuleb ka ühiskonnast stiilis, igal asjal on 2 poolt. No kurat, ikka ei ole alati nii. Peist. Hiljutine pealtnägija lugu näitas toorelt ja valusalt ka ühiskonda ennast. Väga paljud inimesed hakkasid automaatselt süüdistama noort naist, kes oli purjus, kes läks hotelli tagasi ja takkatippuks ameles veel teise naisega. Nagu see eelnev oleks õigustus mehele rammida noore inimese intiimpiirkonda. Nagu see tähendaks, et inimese kehasse võibki tungida lihtsalt sellepärast, et ta tegi õhtul halbu otsuseid, nagu noored inimesed ikka teevad. Ei või! Nõusoleku seaduse mõte pole see, et spontaanne seks nüüd ära kaoks. See on ka oluline info. Kuulake nüüd kõik nõusoleku seaduse vastased. Ei ole mõte see, et spontaanne seks nüüd ära kaoks. Ainult primitiivne olend mõtleb nii, et vastaspool ongi ainult tema allutada tema tingimustel. Ja olukorras, kus inimene on joobes, šokis, hirmul, tardunud või kus ta ei suuda selgelt ei öelda, see ei tähenda, et tema keha on kellegi teise kasutada või ta vääribki ärakasutamist. See seadus pole meeste vastu. Saame nüüd üheskoos sellest osast üle. See on seksuaalvägivalla vastu. Ja kuna numbrid on õõvastavad, siis common sense pole ajalooliselt naisi aidanud. Äkki aitavad siis avatult rääkimine ja muutnud seadused. Peist! Ja ausalt, head mehed, no kui te ei ole loomult vägistajad, siis see seadus ei võta teid mitte midagi ära ja naiste jaoks olete endiselt sama atraktiivsed. Last but not least. Edaspidi palun ärme enam esita küsimusi esmalt ohvrile, miks ta nii käitus või miks ta vastu ei hakanud või miks ta oli purjus või miks ta seelik oli liiga lühike. Pöördume palun otse vägivallatsejate poole ja küsime, kust ta üldse võttis õiguse teise inimese sisse minna ilma temalt nõusolekut selleks saades. Jah, väga hästi seletatud tegelikult, et ma ei tea, mina nagu loen läbi ja olen, selge, kõik on õige, et nagu jah, nii ongi. Mina lihtsalt ei suuda nagu mõista mingisuguseid neid, muidugi siin on nagu see, et see ei ole meeste vastu, see on seksuaalvägivalla vastu ja kõik need mehed, kes tunnevad, et see on nende vastu, vaata see ongi nagu see koht, kuidas nad ei saa aru, milline self-report see on. See on seksuaalvägivalla vastu ja siis keegi ütleb, aga miks te meeste vastu olete? What the fuck are you, what are you saying, bro? Et nagu mehed kui seksuaalvägivald siis ju. Et see on veider, jah. Kõik õige. Jah, ma arvan, et me selle teemaga nüüd mingiks ajaks saame nüüd nagu maha tõmmatud, asjad on tehtud, asjad on vastu võetud, vaatame, kuidas need asjad edasi liiguvad. Jah. Aga tubli töö igatahes koalitsiooni poolt. Näete, tuli kiitus ka Andreselt. Absoluutselt. Aga lõpetuseks võtame veel selle ka. Õhtuleht kirjutab, et kättemaksupornost saab kuritegu. Justiitsministeeriumis valminud eelnõu muudab viimastel aastatel paljude eestimaalaste elu põrguks teinud kättemaksuporno ja intiimse sisuga süvavõltsingute loomise kriminaalkuriteoks. Et seni on seadus kättemaksuporno juhtumite menetlemisel hambutuks jäänud, kinnitab ka Katrini nimi muudetud mõne aasta tagune kogemus.
Tema suhe kunagise Eesti tuntud sportlasega sai COVID-i kriisi ja ootamatu pöörde, kui naise telefon täiesti tavalisel tööpäeval sõnumitest ummistudes punaseks muutus. Viber, WhatsApp, kõik võimalikest suhtlusrakendustest tulid sõnumid ja kõik sõnumid rääkisid seksist. Kui Katrin hakkas asja uurima, selgus, et keegi oli ühe tutvumisportaali üles pannud tema alasti foto koos telefoninumbri ja tekstiga, mis viitas tavaseksist erinevatele huvidele. Kuna Katrile oli endast intiimse sisuga foto saatnud privaatselt vaid oma toonasele peigmehele, kelle juures naine periooditiga elas, sai see lekkida vaid sealt. Mehelt selle arengu kohta uurides selgus, et kui Katrin oli välismaal ja peigmehele igatsusest intiimse foto saatis, käis mehe juures parajasti kõva pidu. Fotot nägi mehe üks sõbratar, nagu hiljem selgus, neid pruut oli mehel siiski rohkem, kel õnnestus näotuvastussüsteemiga telefon lähti saada ja sealt Katrini foto kohe seksportaaliga kättemaksu himus üles laadis. Huvitav, kas see näotuvastussüsteem oli siis see, et ta pani mees magas ja siis pani tuvastus või? Kuidas ta sai selle lahti? Ei tea. Sama nägu oli nagu ta mees. Või oli see, ei tea. Äkki oli naise enda näotuvastus. Ma ei tea, aga who knows. Katrin pöördus politseisse, kus asja hakati uurima, fotod sealt portaalis kadusid kiiresti, neid vedetavat üleslaadid naine ajas uurijatele mingid umbluud, et tema ei tea midagi, telefoni omanik rääkis sama juttu ja õige varsti pandigi uurimine kinni, meenutab ta. Plaanitav seaduse muudatus muudab kättemaksu himulise alastifotode jagajate elu aga märksa kibedamaks. Eelnõu kohaselt saab karistusseadustik täiesti uue sätte, mis ütleb, et teise isiku nõusolekuta temast seksuaalse iseloomuga pildi või video edastamine või avaldamise ees karistatakse rahalise karistuse või kuni 1-aastase vangistusega. Sama käib ka nii-öelda deepfake ehk süvavõtsingute loomise kohta. Ühtlasi muutub karistatavaks ka olukord, kus teist inimest ähvardatakse tema seksuaalse iseloomuga materjali jagamisega. See on väga hea asi, kui see ka läbi läheb. Ja ilmselt see tuleb ka selle Discordi serveri tuules kõvasti, et seal, et noh. See tundub nii räige lihtsalt, et kui nagu sa saadad ühele inimesele ja siis vaata, see oli see lugu oli natuke keerukam, et nagu teine tšikk ronis selle telefoni on ja aga see lõpetatakse ära nagu. Nagu tegelikult võiks ju siis nagu vastutada ka see inimene, kellele see saadeti siis ju. Sest tema kaudu see ikkagi nagu lekkis ju. Ma ei ole nõus. Okei, aga mõtle, kuidas see lahendus võiks? Sellepärast, et sellisel juhul sa annad õigusega nendele inimestele, kes ütlevad, aga kui sa saadad siukseid pilte. Ei, oota. Kas said ikka aru, et see tüüp, kes selle telefoni sai? Seda ma mõtlesin, okei. Aga kuidas siukest asja nagu lahendada? Ei, ma saan aru, tüüp ei olnud selles mõttes süüdi. Ta ei lekitanud ise. Ta keppis mitmeid naisi, eks ole, ja üks nendest naistest siis oli vihane telefoni lahti. Jah, just. Et nagu selles mõttes, et kui keegi võtab selles mõttes see on siuke nagu segane case, aga nagu kui keegi võtab ma ei tea, keegi mulle saatnud alasti pilte, ta saab neile ligipääsu ilma minu loata ja jagab neid, siis mina ma ei saa vastutada. Ma võtan tagasi selle esimese mõtte. Absoluutselt muidugi ei saa olla see tüüp süüdi selles, kui temale lihtsalt saadeti ja temal usaldati midagi, keegi teine ronib telefoni, et ja muidugi. Et see on mõnes mõttes see on nagu see koht ka, et see on tegelikult inimestele üldiselt, et millega inimesed peavad arvestama on see, et nende telefon, üks väheseid asju, mida Elon Musk on öelnud, mis on jumala õige, on see, et tegelikult, et telefon on nagu, me oleme nagu küborgid, et telefon on osa meist, on ju. Ja see ongi see, et sinu telefon peab käima lukku, sellepärast, et see on osa sinust ja sa ei taha, et võõras inimene saab sellele ligipääsu. Et kui sa oled inimene, kes elab kodus, käib ka kodust väljaspool ja su telefon ei käi lukku, siis see on probleem. See on väga tõsine turvaprobleem. Et see on ikkagi oluline asi ka ilmselt meelde tuletada, igasugused two-factor authenticationid ja kõik, et see on... See on nii pöörane lihtsalt, kuidas me kõikide taskus on terve meie elu ja nagu ilma fucking naljata. Et võib-olla isegi ei ole mingisugused nii sügavad asjad, aga kõik, võib-olla ei ole isegi nagu nii olulised asjad on ja okei, jah,
jah, tõesti, et siin saab kõik pangaga, kõik olulised on ka, aga üleüldiselt nagu kogu elu, nagu ma ei tea, isegi mingid notesi mõtted või kõik need asjad, et kõik, mis on nagu aastate jooksul nagu, sa oled nagu talletanud sinna ja türa küll crazy, kui see nagu kõik ära kaob, et see on pöörane. Võt, ma ütlesin sulle ennem ka, et mul on siin lõpupulletini jõuame kohe, aga siin Mallukas jagas siin, et Sass Henno oli saatnud siis sõpradele ühe kutse muide ja siis on seal kirjas oli siis niimoodi. Ma siis screenisin Mallukat. Et sõber, siin on sulle kutse. Aasta kõige lühem öö. Üks ilus asustamata saar Läänemeres. Väike lõke, mis peidab varje meie seljasagus maailma. Ja seal me oleme. Mõned inimesed tule ääres. Sa ei tohi see liiga veel kasutada, muidu võetakse maha või kuradi copyrighti, vaata. Aga jah, tule ääres mõtlemas tulevikust, mida enda ellu soovivad. Väga ilusti alustatud juba kirjaniku poolt. Sel pööriööl viin mõne soovi ja oma sõbralistist väikse paadiga ühte kohta, kus olen käinud hetkedel, kui vajan uut energit, ideid või jõudu. See koht on vanas Männimetsas, ühel saarel ümbritsetud Läänemere kodustest lainetest, sest laupäeval 20. juunil algab aasta kõige lühem öö, mis lõpeb suvise pööripäevaga pühapäeva hommikul kell 11.24 mai 2026. Sest see? 20. juuni algab ja lõpeb suvise pööripäevaga mais või? Siin on küll midagi valesti. Siin on midagi putsis, jah. Suvine pööripäev. Aasta aega pead pööripäeva pidama sinna Läänemere. Okay. Kohtume laupäeval 20. juunil pärastlõunal ühes pisikeses sadamas. Viin sind praamiga, paadiga saarele, kui saame juttu ja teeme me piparmündi teed ja õhtusööki. See kõlab nagu mingisugune retriit, tead, võtan sulle. Piparmündi teed ja õhtusööki. Kes tahab, saab tule ääres anda endale lubadusi, teha plaane, ehitada tulevikku või muuta oma senist elukäiku täpselt nii, nagu ta ise otsustab. Vaiselt, vaiselt või arutades koos saan toetuseks rääkida lugusid isiklikest kannapööretest ja valikutest, mida olen teinud ja kuidas olen sellistes hetkedes on ja kuidas sellistel hetkedes on suurim jõud, kui arvata oleme osanud. Kui juhtub, et mingi hetk tuleb uni, saame magada. Selle aasta lühima öö, kes telkides, kes lageda taeval on mega. Kes kuidas tunneb, isegi vihma ei pea kartma. Pühapäeval hommikul teeme koos mõnusa hommikusöögi. Saame käia ujumas, tervitada enda uut ja paremat versiooni ja kell 11.24 alustada koos suvise pööripäevaga oma uut elu. Ja siis siin on veel, et ja pärast viin meid tagasi mandrile. Aga oota kõik. Seega, kui tahad tulla ainult mu pööriöö puhastust tule üritusele, siis kirjuta mulle. Hinna 150 €, mis on sisuliselt saarele ja tagasi sõidud ja söögid ja soovi korral kõik ööbimiseks vajalik. Mälestuseks saad kaasa oma isikliku pööriöö puhastustule uue elu alustamise komplekti. Kui tahad jääda saarele mõneks ööks veel, on ka see võimalus olemas. Kui sul on tunne, et vajad seda eventi, aga raha pole nii palju, võid mulle teada anda. Raha pole kunagi teema, mille taha head ideed jääma peaks. Võid tulla 2 kätt taskus, kui oled see, kes asju kotti pakkida ei viitsi. Või tulla ka oma ekspeditsioonitelgiga. Või kui tahad oma paadi või purjekaga tulla, siis ka see võimalus on loomulikult olemas. Saan su ankrupaigas saarele tuua. Kuule, kas see on nagu, kas meil on tegelikult, ma sain praegu aru, et meil on tegelikult ühiskonnas väga suur probleem. Meil on üks, meil ei ole nagu meil ei ole nagu mingisugust programmi välja töötatud inimestele, kes on avaliku elu tegelased, kes on jäänud mingisuguse sitaga vahele või kes on nii-öelda tühistatud. Meil ei ole neile mitte mingisugust sotsiaalprogrammi. Sellepärast, et vahet ei ole, kes sa oled. Kui sa oled avalikulu tegelane ja siis sa keerad mingi sita kokku, next thing, sa hakkad mingi huupaska tegema sisuliselt. Et nagu see on lihtsalt nagu, see on garanteeritud. Nüüd on Sass Henno kutsub ka põhimõtteliselt mingi 150 € selle retriidile. Türa, kas ta üldse teab, mis rahasid küsitakse retriitide eest? Mine nendega palile, türa, sa saad palju rohkem pappi. Et nagu see on ikka tegelikult väga naljakas olukord ja see on, ja üldse ma ei saa Sass Hennost aru, et ikkagi tal on see, et nii, mingi aeg on mööda läinud, ma nüüd lähen sotsiaalmeediasse uuesti,
keerasin persele. Never mind, ja siis on jälle vaikust tükk aega. Täiesti uskumatu selles mõttes, et ta vist ei hooma nagu selles mõttes seda, kuidas nagu siis selle välisele maailmale tema tegevus paistis. Et noh, tema ütles ka, et tema midagi ei muudaks, on ju, Vitt-Angela postis. Vitt-Angela podcastis ütles seda podcastis. Igatahes ütles, et tema mitte midagi ei muudaks, on ju, et tal puudub siis arusaam, kuidas see nagu tegelikult maailmale paistis, on ju. Ja nüüd ta saadab sellise nagu kirja siis enda nagu sõpradele või siis nagu koostööpartnerile, kellel iganes. Ja seda kirja loetakse, ma kujutan ette, et Mallukas luges seda veel suurema iroonia ja veel võib-olla rohkem rõhkudega, eks ole. Aga see, kuidas isegi mina seda lugesin, no see on fucked up tegelikult, sest meil on juba programmeeritud praegu seda, me ei saa võtta puhtalt lehed. Nüüd on jälle see, me tuleme tagasi selle juurde, et me peaksime võtma situatsiooni põhiselt. Aga me ei saa võtta Sass-Ennat praegu selles situatsiooni põhiselt. Mida me loeme on see, et ta kutsub endaga lihtsalt mitte midagi tegema ja siis kuulama, kuidas Sass-Enna mingid lahedad lugusid räägib ja paneb tema plaane paika, on ju. Et ainult lõpus puudus see, et hea oleks, kui see oleks naisterahvas. Ta ei maininud ka energiapanust. Energiapanust oli 150 €, aga ta jõuab sinna veel, ta jõuab. Ja siis kõige naljakam on veel selles see, et jälle treets. Ja siis vend lendas nagu, pomm lendas treets ja hakkas mingit asja seal kirjutama. Ja mida ta vastu sai? Nagu jälle muidugi treetsikad kõik ründavad teda. Vaene Sass nagu, ei oodata teda seal ka, nagu, et jälle tal puudub vist arusaam, kuidas kõik see välja paistis, mida ta tegi. Et see on hästi huvitav, et tuleb jälle nagu mingi heaolu saadik ja tuleb räägib jälle mingisugustest nõusoleku seadustest ja mingitest asjadest, et kõigil on need kulmkorksus, et ta ei ole ühtegi seadust rikkunud, kordame veel, ta ei ole kurjategija, ta ei ole seksuaalkurjategija. Ja seal oli midagi kehvasti. Ei tea, ilmselt võtab jälle pausi ja varsti on tagasi, aga see on lihtsalt nagu, ma ei tea, jälle järjekordselt avalik elutegelane. Nii, kutsun retriidile põhimõtteliselt ja see on nii cringe. Aga samas, mida teeb inimene, kellel töö ära kaob? Tal ei kao töö ära, sellesse asi, mina olen aru saanud, et tal on nagu papp ja inimest mühiseb, minust tal on nagu üks projekt teeb teist taga. Vähemalt ta niimoodi ise väidab, ma ei ole tegelikult käinud tuulanud, et tegelikult see koolide asi ei olnud tal nagu mingisugune eluks vajalik asi, on ju. Aga see meil, kui ma nüüd seda loen, on ju, see tundub küll mulle natukene nagu kurb. Jep, kas... ma olen nõus. Jah, aga et igatahes aitäh Mallukas, et sa seda oma storisse panid ja ma sain screenida seda, nii et thanks. Nüüd teen ühe reklaamikese veel vahele ja siis tuleb lõpupullet. Et igatahes suuri asju toimub Rahvaraamatus ja Apollos, kuna minu lasteraamat Hamba ja Selmine ja Päästetud kuningriik, mis on lastele vanuses 2-8, on nüüdses saadaval poodides 15 €. Eelnevalt oli hind selline 22 €, nüüd on 15 €, nii et tulime siis natukene allapoole sellega, et saaksite osta seda. Võt, nii et mingi Rahvaraamatusse Apollosse. Helmine ootab teid. Mina mõtlesin välja ka intro sulle, kuna sa teed seda esimest korda, siis juba Oota. Nii. Ütle midagi ära ka. Ütleme rahvale kõik ära ja siis selle bulletiga lihtsalt lõpetame. Okei, teeme niimoodi. Kallis rahvas, aitäh, et kuulisite meie saadet. Hüppake meie Patreoni ka, meil on Patreon, kõik, link on olemas. See on 6.50 pluss kõmm ja siis on 2 saadet iga kuu rohkem. Yes! Ja nüüd tuleb uus saateosa, võib-olla ühe korra, võib-olla rohkem, aga see on Andrease Kudegraa. Mitte eriti armastatud reality-staar ja arstitudeng Helen Kõpp, tähendab Helen Kõppi abikaasa Edgar Kõpp, kes ei ole avaliku elu tegelane ega pole ka abielus avaliku elu tegelasega, istus 8. juunil Tartu ringkonnakohtu istungil toolil nagu Miška ja teemaks oli laste elatisraha. Mõlemad osapooled, nii Edgar ise kui ka tema endine abikaasa ja laste ema, mitte Helen Kõpp, olid ajakirjaniku kohalviibimises kohtusaalis vägagi üllatunud. Teineteise osas avaldati kahtlust selles osas, kes osapooltest ajakirjaniku saali kutsus. Mis on ülimalt naljakas asi kogu sellest situatsioonist, et ka peale lahutust jääda teineteise vastu toksikuks. On the right way of living. Never change.
Tegelikkuses aga oli tegu avaliku istungiga, kuhu sai tulla iga suvaline jorr. Pärast istungit ei saanud ega tahtnud Edgar kommenteerida kõnealust kohtuvaidlust. Küsimuse peale, mida Kalvi Kalla asemik praegu mürgeldab, vastas härra Kõpp, et on pööranud uue lehekülje ja tal on uued ambitsioonid. Nimelt sellel kevadel astus härra Kõpp erakonda Isamaa liikmeks ja tal on tõsine soov ja plaan muuta Eestis elu paremaks. Küsite, et mida täpsemalt? Küsija suu pihta ei lööda. Nimelt soovib ta teha asju paremaks. Üks asi on automaks, mis tuleb kindlasti tühistada ja lasteaiakohatasud võiksid samuti olla väiksemad. Tore kuulda uusi ja enne olematuid ideid värske poliitiku poolt. Veel rääkis Heleni abikaasa, et tal on olnud hea võimalus nüüd olla oma abikaasale rohkem toeks. Nüüd sellel aastal oleme Aiamaa projekti võtnud suuremalt käsile, ise kasvatada endale kartulid ja porgandid. Edu värskele Isamaa poliitikule, edu originaalsete ideede teostamise ja põllumajandusega. Öeldakse ju, et ikka põllumees põline rikas. Aitäh teile. Head aega. Head aega.